Tere taas, head jalgpallisõbrad, pikk ette ISRL episood 358 teie ees. Täna on 19. jaanuar 2026, laua taga Kristjan Jaak Kangur, tere hommikust. Tervist. Markus Jürgenson, tere hommikut. Tere. Ja mina Raul Õessar. Mis sa muigad siin? Sa ütled meelega tere hommikut mulle. No, kuidas kunagi? Tere hommikust. Tere hommikut on ilusam ju. Võimalik. Aga ma ütlesin mõlemad pidi, et kõik oleksid rahul ja kõik oleksid üheaegselt ka mitte rahul. Hall on püsti, ma saan rund ei ole rohkem juurde tulnud. Õnneks ei tule ka, nüüd läheb külmaks jälle. Ei ole seda talve vaja, lõpetage ära. Talve see, mis see on, see haripunkt on ära olnud. Oli mingi taliharja päev, oli möödunud nädalal. Looda sa. Sa oled vaadanud, mis temperatuurid järgmisel nädalavahetusel Tallinnas on? Ma piilusin, läheb jahedamaks. Mõne võrra. Ei tasu ikka neid norrakaid uskuda. Ma vaatasin siis lubas mingi 24 öösel ja nüüd on sellest saanud 14. No see 14 on väga mõistlik. Öiseks temperatuuriks talutav täitsa. Ma ei saa nagu aru, kust see kogu aeg on miinus olnud, aga kuidagi selline tunne on, et nagu nädalavahetusel oli sula. Sellepärast, kui sa sõidad näiteks autoga ringi, kõik on löga täis, eks ju. Minu valge auto, just Markusele üritasin näidata, hommikul oli täiesti tagant vaadates see ei ole valge auto, nagu see ei meenuta isegi valget auto. Võin öelda saladuskatte all, et siin meie kontori lähistel oli veel üks teine valge auto, mis nägi veel kordades hullem välja. Üks väga kuulus Tesla. See ei ole küll talve alguses saadik kuskil pesus käinud ilmselt. Ei ole ka maha müüdud vist ilmselt. Kingi Tesla on jah, valge. Väidetavalt on valge, aga see ei ole isegi talve alguses saati, vaid see piisab, kui see nädalavahetusel natuke ringi sõitsid, kuskile kaugemale korra maanteppi. Ei, selles mõttes sul on õigus, et ma tulin ka hommikul uksest välja, vaatasin, et minu teada on miinuskraadid olnud, mis läga siin on. Laupäeva õhtul ma mäletan, ma reaalselt sõitsin kuskil koju ja nagu udu vihma saades, ma vaatasin, mis asja, -4 on väljas, on ju, ja siuke nagu vihma oleks tulnud, nagu mingi täiesti kummaline ilm oli ja nagu, ma ütlen, lumi nagu vajus, mis oli hunniku hangades, okei, ta ajaga nagu nii vajub, aga kõik nagu visuaal oli täiesti sula, aga nagu tegelikult ei olnud. Ei tea, ilmataadil on ka sassis midagi. Ja kõik on niigi pruun ja kole, et natuke võiks lund juurde tulla, aga Markus sellele alla ei kirjuta, ma tean. Ja oleks pidanud siin üks kõne oli, mis ta oli siin, nädalapäevad tagasi. Oi, kus mees räntis seal. Kurat, see lumi, seal olid siuksed, ma ei saa, lapsed ka kuulavad, ma ei saa kõiki sõnu öelda, mis seal olid, aga siis sa küll kirusid ja vandusid, siis see läks kokku sellega, saates ka rääkisid millalgi, et mängija oli see, et lähed käed taskus, miks lükatud ei ole ja kõik see, aga kui ise lükkama pead, siis on natuke teine jutt. Aga Kangurit tuleb siin nahutada ka ikkagi, mees tuli hommikul kontorisse, vaatas, mis põhjul makarand siin laua peal on, kõigi makarand on ta. Mees ei olnud eelmist saadet. Ta ei vaadanud eelmist saadet. Ta on meie suur toetaja koostööpartner. Ma olen öelnud, ma kuulan ainult neid saateid, kus ma ise olen. Suur toetaja koostööpartner saatis hunniku manti. Võt? Ei no hea, kui teie saate ilmale mõelda siin möödunud nädalavahetusel. Mul ikkagi 2-3 päeva keris peas siuke palju suurem mõte või siuke palju laiem mõte või mingi, ma isegi nagu kergelt... Elu muutev mõte. Ei olnud elu muutev, see oli tegelikult ajendatult, ikka nädalavahetusel teed, natuke käid rohkem jalutamas, rohkem jooksmas, kuulad need saated kõik ära. No kes kuulab, kes ei kuule? Ma olen tööd nädalavahetusel. Ja siis ma sattusin kuulama Õhtulehe podcasti, mis iganes ta nimi on. Spordi või üldine? Ei, see kus Risto Paju käis intervjuud andmas 3. poolega, jah. Ja teeme faktiparanduse, seal ma kuulasin 2 korda üle, saatejuht ütles, et pro-koolitusele minemiseks peab olema kõrgharidus, aga sükest nõuet ei ole olemas, et ei ole vaja kõrgharidus. Mina ka kuulasin seda, mul ka korra nagu, kas tõesti on? Siis ma mõtlesin, et äkki siis tõesti on, aga tegelikult meil need pro-treenerid on ju päris palju ja kõigil küll kõrgharidus. Ei, enamustel pigem just ei ole. Ma mõtlen lihtsalt kunagi oli ju, kui ütleme 20 aastat tagasi, minu arust räägiti sellest, et Martin Reim on vist ainus jalgpallikoondis on äkki kell kõrgharidust toona, näiteks. Kas Mart Poomil pole ka mingit? Mart Poom minu arust ta lõpetas kuldmedaliga, aga ta kohe küll ülikooli kuskil ei läinud, näiteks. Ta ju hakkas profielu ikkagi. Aga igaks juhuks ma kuulasin 2 korda üle ja siis helistasin veel igaks juhuks ka, kes teab 100% ja ütles, et ei, sükst nõuet ei ole, et mõndades riikides on nõue koolitajale,
et tal peab olema mingisugune noh, seal võib vist põhimõtteliselt ise määrata, et mis tase, doktor, professor, mis iganes. Minu mõelest nagu läks ülikooli, aga noh, mingil hetkel sa ei saa seal nagu no jah, siin järgmine nädal tuleb uuesti faktiparandust teha, kui me midagi siin Poomi kohta nüüd kindlalt välja ütlema. Aga ma võtsin kohe selle Eesti spordibiograafilise leksikoni lahti, õnneks on netis kirjas, et õppinud aastatel see ja see, et mitte lõpetanud. Aga ühesõnaga, noh, see väike faktiparandus, see selleks, aga siis ma kuulasin seda Risto Paju intervjuud või juttu, kes siis nüüdseks on Paide esindusmeeskonna või tegelikult klubis vist esindusmeeskonna juures. Kui ma Paide trennis käisin üle-eelmine nädal juba, siis ta oli juba jah, esindusmeeskonna juures on ta kindlasti, et aga kas talle ka laienevad mingid asjad nagu üle klubi, aga et on nüüd see staffi liige Paides ja tema see intervjuu oli ju ka huvitav kuulamine ja sealt hakkas mu mõte kerima, et ta ju rääkis seal, kuidas ta et ikkagi nii-öelda läks päris jalgpallimaailma, kuidas ta tuli palgas alla korda 3, kuidas töötunnid või tööpäev on kella 8 kella 8 ja mitte 5 päeva nädalas, vaid 7 päeva nädalas. Ja ta kasutas seal ka natuke vängemaid väljendeid, on ju. Ja siis see mees tuleb nagu Eestisse tagasi ja siis minul temaga siuke kogemus on see, et ma nägin teda kui mina teda olen näinud, siis ma olengi teda näinud ainult hommikust õhtuni töötamas. Aga see on, seal ma treffasin temaga, aga kõik see teadmine, et seda on vaja teha, on tulnud välismaalt. Ja sama ju kehtib ka jalgpallurite kohta tegelikult, et ega see Niina Petrõkina tuleb Euroopa meistriks. Ega ta ei tule nagu, ta ei tee 4 korda nädalas trenni, 1,5 tundi, ja ei tule Euroopa meistriks. Ta tuleb Euroopa meistriks, me kirjutame kõik igal pool, et issand, me kõik vaatame, teame, mis on akslid tulupid, oleme kõik teleka ees, mina olin koos sõpradega, elam kaasa ja näen seda, et ta see, ma ei tea, 2, 3, 4 minutit kaua see kava kestab, näen seda, kuidas medalisõit toimub, aga seal ma ei tea, kas saadakse nagu aru, et seal taustal on nagu ropp töö, nagu ränk töö, hommikul, õhtul ja nii päevast päeva, aastast aastasse ohverdatakse muid asju, ohverdatakse kooli, ohverdatakse haridust, sõpru, sotsiaalelu, perekonna arvelt, kõikide asjade arvelt. Ohverdatakse, et võita see Euroopa meistritiitel, olla tänasel päeval Euroopa tipus. Aga ja siis meie jalgpallimaailmas, me ei saa ju jalgpalliliidus saata sõnumeid, et meie nagu kuidagi peaksime vastupidi tegema, et natuke peaks tegelema ka muude asjadega ja hommikuti ei tohiks trenni teha ja nii edasi. Ja siis Risto Paju räägib, kuidas Slovakkias tehakse, et kuidas on kõik tehtud, hommikul tehakse trenni, tehakse just vastupidi rohkem. Me peaksime just oma ala nagu suruma, et me peamegi, teeme rohkem jalgpalli, teeme rohkem trenni, sest meie huvi on ju see, et me propageerime seda ala. Lihtsalt, kas jalgpalliliit on öelnud kuskile, et hommikuti ei tasuks siin teha? Ütleme, minu kõrva jõudis, et tegelikult nagu jalgpalliliidust tuli selline sõnum, et lapsed võiksid ka tegeleda muude asjadega, et kas see hommikul trennide tegemine, mis tegelikult on nüüd vaikselt kuidagi meil tulnud siin paari aasta jooksul. Mis vanus sa räägid muidugi ka, kui sa oled siuke eelteismeline, siis mina tahaks küll näiteks, et minu laps tegeleks võimalikult paljude erinevate aladega, põhi alla ju erinevalt. Aga kui me nagu ise oma ala ei suru, kui me ise ei poolda seda, et me nagu tahaksime edasi jõuda, siis me ei jõua. Ma ei jõua ära kuulata, sest ma kuulan Gert Kullamäe seal oma Pihtas põhjas saates, ta iga nädal taob seda, et Koss on parim, ma varsti hakkan uskuma, Koss on parim. Et me peame rohkem tegema trenni, me peame nagu, kui me tahame kuskile jõuda, siis me peame ju selleks rohkem panustama. See mitmekülgsus, see on õige, mida sa Raul mainid, aga et mul tuleb Slovakkiast rääkisime, eks ole, jällegi Vladimir Vassiljev, eks ole, kes ütles, et lähen hommikul, seal umbes 8 kontorisse, eks ole, aga väljakutel juba tuled põlevad, nad juba teevad midagi, eks ole, nad teevad seal, Eestis on see, et ärge jõusaali, minge muidu pingutate seal üle, eks ole, seal tehakse juba, muidugi on erinevaid suhtumisi, eks ole, aga seal tehakse juba ikkagi nagu noored teevad oma keha raskusega küll, aga nad juba õpivad, harjuvad sellega, eks ole, ongi sellised väiksed asjad, pluss, mis mulle silma torkas siin lihtsalt,
Oli Delfis vist paar päeva tagasi lugu, eks ole, sellest meie ristvõimlemise suurest entusiastist mehest, kes nagu Viktor Saaronist, kes ei ole lasknud sellel alal välja surra Eestis. Ja saigi nüüd saali vähemalt, eks ole, mis on tegelikult juba nagu täis. Seal on, Ralf Tribuntsov näiteks ütleb, eks ole, oleks ma varem saanud nagu jõudnud sinnani kuidagi, et seal isegi temasugusel mehel, ta ütleb, et siin töötavad mingid keha süvalihased, mis mida muidu ei ole, mis mul torkas silma. Ühe klubi puhul näidati siin U21 treenerite staffi nüüd just hooaja alguses, kirjas jooksutreener, eraldi võetud inimene, see ei ole nüüd ainus, eks ole, Paideski oli ju siin Marek Niit näiteks minu meelest käis neid aitamas, eks ole, et vist siiamaani Eesti kiirem mees mingitel distantsidel, et sellist nagu süvitsi minekut, sellest ju räägitakse, et meil noored ei oskagi nagu õigesti joosta. See on nüüd see, mis on puudu kuskilt, on see siis nüüd nagu hoovisport või on see siis nagu teadlikum tähelepanu pööramine sellele, aga et sellega saad sa nagu ikkagi tegeleda. Et jah, ühtpidi see on nagu õige, et võimalikult mitmekülgne võiks see asi olla, aga siis see nagu sportlaseks jalgpalluriks saamine, kes Niina Petrõkina trenn ei koos nagu ainult sellest, et ta on uiskudega jääl, eks ole. Kindlasti mitte. Ta teeb väga palju muid asju. See on see üldfüüsilise parandamine. Et selles osas saab nagu tohutult palju juurde panna ja siin ei ole isegi küsimus selles, kas sust saab, ma ei tea, Euroopa meister mingil alal või sust saab Eesti koondislane jalgpallis. Sust saab lihtsalt nagu tervem, tugevam inimene. Ja teisest otsast, et meil enda, me oleme ise koolitanud need treenerid välja siin oma riigis ja nüüd nagu kuidagi hakkame kahtlema selles, et nad teevad hommikuti tehakse trenni, ja nüüd, ma ei tea, Viimsi on hakanud tegema, ma tean, Nõmme Unitedis tehakse, Levadias äkki. See võtad noored või noored, jah. Ei, ma räägin praegu nagu noorematest. Et me oleme tegelikult need treenerid ju ise välja koolitanud, et siis me nagu samas ei usalda neid, et nemad ei suuda selekteerida neid noori välja, kes ise seda tahavad. Et äkki see on nagu peale surutud, et me võtame nad koolist jõuga ära, et nad ei tahagi tegelikult trennis käia. Et see sinna juurde, et see Slovakkia või see Risto Paju intervjuu Slovakkia kohta seal kuidagi kõlas just vastupidi, nemad just hakkavad rohkem tegema, et kuidas seal on mõeldud sellele, et ühildatakse kool ja treeningtegevus ja kõik see elamine ja toitlustus ja nii edasi. Et siuksed mõtted mul tekkisid ja siis Niina Petrõkina tuleb Euroopa meistriks, tema saab auhinna raha oli $21,000. See on ma ei tea Bogdan Vastjuki 1,5 kuu palk ja kui need nagu rahad on nii erinevad, siis meie nagu tahame siin vähema töö eest loota seda, et me saame nagu kõvasti rohkem, nii-öelda materiaalselt. Oleme päris nüüd täpselt detailsed, et Petrõkinal siiski nende EM-tiitlite eest on ka EOK toetuseks. Ja EOK toetus lisaks loomulikult, aga ma räägin, et konkreetselt see auhinna raha seal. Kui kaua ta tegi, eks ole, tööd selleks, et nende EOK toetusteni, nende tulemuste EOK toetusteni jõuda, eks ole, ja sel ajal ei olnud tal isegi seda polnud kui kaua ja kui palju. Kui palju. Seal lihtsalt korra tagasi tulles vaata see jooksutreeneri teema, just Mario Hansi kunagi oponeeris sellele, sellisele lihtsale see, et meil jalgpallurid ei oska isegi joosta, et see nagu ikkagi ta kirjutas väga ammendava blogipostituse sellel teemal. Sa ju tead seda hästi, et see ei ole päris niimoodi, et sa saaksid üks ühele kanda nagu seda, ütleme, Marek Niidu sprinteri liigutust jalgpalliväljakul. Ei, nõus. Jalgpallurid nagu jooksevadki teistpidi, nad peavad tegema ju suunamuutusi, vahepeal ju aeglustama ja kiirendama, et see ei ole päris see. Aga see lihtsalt selle asja võib-olla kokkuvõtteks ongi see, et jalgpalluri amet on maailmas võib-olla üks kõige konkurentsitihedama amet üldse, et sul on miljoneid noori, ütleme meestelpõist rääkides noori poisse, kes tahavad lõpuks ühel hetkel jõuda, ma ei tea, Liverpooli, Manchester Unitedisse, Real Madridi, Barcelonasse, on ju. Aga me ei jõua, mitte keegi ei jõua sinna, kui ta teeb trenni 4 korda nädalas, tund 15, 14-aastaselt. Me ei jõua sinna, siis ei jõua mitte ükski mees sinna, ta ei jõua sinna Liverpool 18. meeskonda ka mitte, kui on selline olemas. Ja näed, just loen uudis ka värske, mida tugevamad jalalihased, seda pikem elu. Tehke trenni. Mõistlikult. Oleks üllatav, kui see oleks teistpidi. Oleks küll, jah, seda küll. Aga just, et jalalihased. See on
olgu, läheme natukene, ütleme siis aktuaalsemate teemade juurde ka. Esimene suurem selline kontrollmängude nädalavahetus oli meil, me siin saates kunagi ei ole neid kontrollmänge nüüd liialt süvitsi analüüsinud, aga mõned sellised asjad, mida me saame võib-olla sealt koosseisudest ja muudest asjadest ka välja lugeda, võtame need võistkonnad võib-olla mingis juhuslikus järjekorras ette, et valitsev meister Flora näiteks mängis ju Vaprusega siin, Flora, kes siis sai endal lõpuks abitreeneri, aasta hiljem, aga aega läks, aga asja sai, eks ju. Mehe, keda taheti vist juba aasta tagasi. Ei, aga kusjuures nagu, kui nagu mõttega lugeda seda, siis saab aru küll, milles nagu asi on. Et siis ei olnud kõiki neid sobivaid võimalusi, kõiki asju, ilmselgelt välismaa spetsialisti tule sulle aitähi eest siia, eks ole. Nüüd on eurorahad, teeme omad järeldused. Ma ei tea, kas see oli nii, aga kõlas küll nii täpselt. 32-aastane Portugali mees ühesõnaga seal Portugali mingites väiksemates klubides toimetanud. Ja 32 on ka veel üks number, mis Floraga seostub, sellepärast et Vapruse vastu siis selles kontrollmängus laupäeval oli see vist kell 1, eks ju. 32 meest protokollis. Mina ei ole süükest asja kogenud. Ja platsil ka, jah, kõik käisid platsil ka, eks 3 koosseisuga. Ma mõtlesin sama, et kas ma mäletan sihukest ja on väravavahtidele näiteks antud niimoodi 30 ja 30 või mingitele mängijatele, et sisse ja välja. 32, seda ma ei vaadanud, et kes siis nagu rohkem mängis kui teised? Keegi pidi ju mängima rohkem natukene, kas see oli 2 väravahti? Jah, seal oli päris väravavaht, oli 3 minu meelest, aga seal midagi keerutati nagu niimoodi, et mõned said seal rohkem. Aga selles suhtes nagu minu lugupidamine treeneritele, et sul mingi ülevaade ka ju olema, et kuidas see karussell meil käib, kes nüüd lähevad. Ütleme, kui ta Vassiljev ette võtta, siis kas ta oskab kõikide mängijate kohta siis nagu, jäi nagu midagi päriselt meelde midagi. Ei, mulle meeldis näppude vahele ka. Ta ütles ju ise ka, et ega meil kiiret ei ole, aga siis ma vaatan kalendrisse, ega meil on siin, ega tegelikult läheb ju kiireks. Märkamatult on kuu ja natukene mõni päev veel peale superkarikani. Flora on ju superkarikas Nõmme Kaljuga, ja see on 20, mis ta oli? 8 vist oli. 28, 1 kuu ja 9 päeva. Et tegelikult vist on ikkagi suhteliselt kiire juba, aga mulle meeldib, vaata see eelsetes mängujärgsetes intervjuudes on kõik sellised vaoshoitud, rahulikud ja mitte ülemäära emotsionaalsed, et ei rapsita üle. 4 meest said poole aja mängida. Ma vaatasin ka, Vaata, mul ei ole sellist kogemust, et 3 koosseisuga eelselt mängida. Küll mängisime 45. See on väga tavaline. Oli niimoodi, et kui nädalas 2 mängu, siis 1 koosseis, jämedalt võttes 1 koosseis 60-30 ja siis järgmine mäng vastupidi. Et sihukest jagamist on, aga seda 3 koosseisuga pulli ei ole mina kogenud. Okei, kui sa siin, ma ei tea, Kaur Kivilat või Andreas Vaherit ei pea nagu väga testima tõenäoliselt, sa ju tead, mis mängumehed on, et nemad said tulid esimese poole keskel, läksid teise poole keskel, aga siin mõni mees sai ka, ma vaatasin teiseks pooleks sisse 60. välja, et see küll natuke nukker olla, nagu, et saad 15 minuti lahti joosta ja kõik nagu, et kaks meest said siis niimoodi nagu sellise. Aga vaata, Vassiljev ütles ka, et tegelikult see nende jaoks ei ole nagu midagi uut, et nad tegid seda ka eelmisel eelmise hoo ettevalmistusel ka ju Vassiljev ikkagi väga palju kasutas ju väga noori mängeid ka, et selle hoo eelsetes ja tegelikult kui nagu päris mängud pihta hakkasid, siis okei, seal mingid Andero-Kaarased asjad olid, aga nagu need teised mehed ikkagi jäid tublisse või kuskile noortesse, eks. No siin on näha ka, et kui sul on seal mingid 15-16 aastased. Regenid. Aga samas sa annad nagu nendele ka sellise mõnusa tunde, et nad saavad ju kõik aru, et see ei tähenda, et ma olen nüüd esindusmeeskonna vend, eks ole. Sa saad näidata ennast, sa saad olla seal protsessis sees. Sa oled seal sees, eks ole, sa tunned ennast ka, nagu sa saad seal kõrvuti mängida, ma ei tea, mõni, mis seal Zappininiga Poomiga, eks ole, annab ju sükse hea enesetunde nagu, ja kui see ka, et treener hoiab mul pilku peal, eks ole, et see nagu esimeses mängus seda teha, see on normaalne ja järgmine on neil ju juba oli Rootsis vist, eks ole. Järgmine mäng Floral juba minu meelest. Et siis läheb nagu asjaks juba, et ega sinna kogu seda punti kaasa ei võeta. See oli juba öeldi ka, et seal Vassiljev ütles Konstantin Vassiljev, et sinna läheb vähem mängid 2 koosseisu juba. No välismaal ikkagi, bussi mahub 32 meest sulle, aga võib-olla lave peale iga ühele piletite mõjutust. Seal võib-olla niimoodi serviti sinna bussi laduda ei ole ka mõtet väga. Ja seal ikkagi vähe teisest puust vastane, et sinna nagu nalja tegema ei ole mõtet minna. Aga sest tõesti, nagu sa ütlesid, et ega siis sinna esimese mänguni ei ole ju liiga palju aega jäänud. Ei vähe on jäänud, ma ütlen, et järgmine nädal, kui me räägime, siis on kuu aega. Aga nagu ohtlik märk, kui me nüüd Florast räägime, ohtlik muret tekitav fakt on nagu see, et väravalööjad natuke vara
natuke varamehed paugutavad. See on Johvi Alliku, jah? Pärnu mehed, Pärnus. See on Johvi Alliku, Alliku tavaliselt alles võtab hoogu sellel ajal hooajal, et oma seljaga seal, et saab selle korda, et vorm on valesti ajastatud, Talli olümpiaks mitte hooajaks. Ma ei tea, kuidagi kahtlasel. Võib-olla eelmisest hooajast vaata nagu midagi löömata, et siis oli vaja natuke Allikul oli ju mingi päris pikk paus, mingi aastane väravpaus oli ju mingi. No see on Johvi ka enda kohta ikkagi suht vähe, nagu me ootasime seda suve, kus ta jälle selle mootori käima saab. Kes rääkis, et väravad on nagu ketchup, et tuleb või ei tule, siis kui tuleb, siis tuleb kõik. Tuleb päris täiega, jah. Aga jah, seal on juba 25. nüüd on AIK-ga vaja mängida. Võt Pärnus ka midagi siis, Pärnu koosseis suhteliselt suuremate üllatust, et Eesti koondislane Itaalia meedia arvates vähemalt Sander Kõlvart lõi värava, eks ju. Ja Emil Tolgov oli seal näiteks põhikoosseisus ründajas alustas ja mõned noored veel, eks ju. Väga ilusa värava, kus juures lõi Kõlvart ka, et sealt vaadates, kuidas nagu Pärnul on ikka neid iga aasta mingeid noori poissi nagu pildile tõusnud, siis äkki on järgmine. No Tolgov noortekoondis ka ju ikkagi tegi olnud ja sealt nagu võiks tulla, on ju. Aga keda ei olnud, oli üks ju Martin-Kris Palberg, kes on siis terve selle hooajalise perioodi harjutanud eraldi, ei ole võistkonnaga koos trenni teinud. Ja võib-olla lähipäevade küsimus, kui siis kaua oodatud välismaale siirdumine lõpuks teoks saab, et eks ole näha ja äkki saame järgmises saates juba rääkida. No loodame. See oleks ka natuke halb, vaata, kui ta nagu hästi pikaks niimoodi marineerima jääb kuidagi. No täpselt, et sa ei tee nagu võistkonnaga ka, et sa teed individuaalse kava kohaselt ja siis kuidagi... Ei noh, sest see paus on juba põhimõtteliselt koos puhkusega 2 kuune, kui nad novembri esimese nädala lõpus, neil vist lõppes ju ära 8. novembriga lõppes neil ära. Et siis on ju üle 2 kuu juba 2,5 kuud varsti. Aga see on nagu palli, ütleme võistkonnaga pallitrendist, ega ta ei ole seal käed puuses või... Ei no loomulikult individuaalset treeningut loomulikult on teinud ja keegi kindlasti abistab teda, aga see ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes see. Aga Prinsilt jah, selline ei meenu ka nagu väga sageli, et kui esimese mängu järel kohe nagu treener ütleb, et sellist rõõmu oli ja lusti oli ja et nagu üldse igatpidi rahul olen. Tavaliselt treener on ikka vaata ju see, kes ütleb, et midagi saaks paremini ja puudu ja kõik. Ja Prinsil oli kuidagi nagu hea tuju, et eks vapruse jaoks ongi tegelikult see oluline ka, et oleks seda rõõmu ja lusti, et siis selle eelmise hea hooaja pealt siis saab nagu teise samasuguse otsa teha. Tegelikult see mängupäev hooaja eel on tegelikult selline mängija vaatest ka selline mõnus tegelikult pingevaba päev. Sa tead, et üldjuhul tuleb sul seal see ainuke vaba päev tuleb sul peale mängupäeva, hooajaelsel perioodil. Sellepärast, et esmaspäevast reedeni, ütleme, kui sa laupäeval mängid, siis esmaspäevast reedeni sa oksendamiseni teed trenni, sa oled väsinud füüsiliselt, vaimselt, hästi töökas 5 päeva, siis tuleb see nagu, sa ilmselt tead ette, kas sa mängid 30, 45, 60, 90, tuleb see päev, kus sa tead kõik, et mäng, mõnus, lõbus, ei ole mingit jama ja et sul järgmine vaba päev, ja sul ei ole seda võidu, tegelikult puudub see igasugune võidukohustus või võidupinge. Seda oleks ju siin vanameister Frolov ka esimese mängu äärel, et mõnus oli mängida. Saad aru nagu kogu sellest jutust, et tõesti see nagu väike nagu vabanemine, et nad lõhutad seda trennida ja nüüd tuli nagu see kompakt ka just, et tegelikult hooaja sees on risti vastupidi, et see mängupäev on selline pingeline, sul on võidupinge, on selline vaimne pinge ja treeningnädal on pigem selline rahulikum, et 1 trenn päevas värk, et sellepärast need jutud võib-olla on nagu märksa positiivsemad ka täna. Ja vaprusest veel rääkides käisin nädala sees seal korra trennis ka külas ja siis Prins rääkis ka päris nagu üks huvitav asi, mis ta ütles, oli see, et selle Taavi Viigi tulekuga, eks ju, et nad üritavad nagu natukene sellist metoodilisemat tööd teha ja võib-olla rohkem nagu ütleme, nagu ta sõnaski põhimõtteliselt niimoodi, et mängijatel natuke vähem vabadust anda tegelikult väljaku peal. Et muidu ta oli nagu selline, Igor Prins võib-olla väljaspoolt ei tundu selline nagu et minge mängiga, aga nüüd nagu ikkagi natukene sellisemat, ma ei tea, kas siis see nüüd minu nagu ütlemine, aga sellisest teaduslikku ja modernsemat lähenemist võib-olla. Prins hakkab asju keerulisemaks ajama või? Libe tee võib-olla. See võib olla väga libe tee, jah. Aga samas kui hästi läheb, siis on lagi kindlasti kõrgemal kui muidu.
Vot Florast Vaprust räägitud, võtame ette siis võistkonna, kelle mängu ja mängujärgset intervjuud oli võib-olla kõige huvitavam või oodata, ehk siis Levadia, kes siis mängis Nõmme Unitediga. Levadia, kes siis selle 2 nädala jooksul meediat ei kutsunudki treeningule või ei soostunudki lubama juttu rääkima. Tegi 2 nädalat kinniseid treeninguid. Kinnised, suletud treeningud, salaja. Väga salapärane oli kõik. Ja oma piltena tagasid. Kui oleks jube salapärased tahtnud olla, siis poleks Ainsalust pilti. Nagu kummaline, et ta ei olnud nagu täiesti kinniselt, aga nagu siis poleks Ainsalust pilti teinud, kui oleks tahtnud jube salapärane olla. Aga natuke pilt selgemaks seal oli, Laura Jansen oli meil kohapeal, tegi seal asjad natukene selgemaks. Musta Sambe siis, eks ju, juba 3. Eesti klubi tehniliselt ju Viimsisse tuli eelmine suvi. Viimsi, nagu sa siin saates rääkisid, siis ma ei tea, kas siis oli päriselt niimoodi, et avastas, et oi, et meil on 3 välismängid. Liiga palju. Esiliigas saatis ta Kalevisse laenule ja nüüd siis proovib Levadias, et Viimsis võib-olla vaatas, et on Viimsis ja Levadia treenib, Viimsis läks ust sisse ja vaatas, et oi, ei ole siis minu klubi, vaid mingi teine klubi ja võeti vastu. Aga mingit lepingut sõlmitud veel ei ole, siis MLS-i kogemusega brasiillane, ma ei tea, kas Maciel, tema on ka siis meeskonna juures harjutab, et selline... See on päris huvitava taustaga vend. Aga Levadia ei ole ka enam päris selline võistkond, kelle juurde nagu eeldakski, et tuleks nagu sellised nii-öelda need konteineri välismaalased. Et just see, et on, tal oli 35 mängu MLS-is, et see on ikka juba nagu mingi taseme näite. Mitte 3 või 5, vaid 35. See nagu midagi. Aga jah, nagu sa ütlesid, et miks peaks Levadia nagu otsima mingit täiesti tundmatut välismaalast, et tal ikkagi mingi taust võiks nagu olla. Ja see Musta Sambe ka, üks kiiremaid mängid kindlasti Premier Liigas ja selline väga huvitav profiil. Vanust oli ka tal vist ju ainult 20 äkki, et ikkagi noor mees ja veel äkki siis saab seal Levadias nii-öelda sisse söödud ennast sinna, aga Mihkel Ainsalu just tõesti harjutab, aga lepingut veel ei ole, vaatab esimese eelistusena ise vähemalt välismaale ja ma ei tea, kas nüüd saate ilmumise hetkeks on see uudis üleval ka, aga vast on ja saate lugeda, et Havaiko nagu kinnitas ka, et see kui Ainsalu siin hooaja lõppedes oli väga kriitiline Levadia suhtes, et nagu Havaiko ütles, et see mingi üks väljaütlemine, see nagu ei muuda seda, mis mees Mihkel Ainsalu on ja mida ta Levadia jaoks tähendab, et seal nagu mingit jama ei ole, et meeldis see Slava väljaütlemine, et tegu on väga normaalse vennaga ja kui mina juba ütlen, et tegu on väga normaalse vennaga, siis see tähendab päris palju, et siis sinna juurde normaalne, siis seal käivad väga palju veel positiivseid omadussõnu, aga eks ta nii ongi tegelikult. Eesti mehe siuke normaalne. Jah, aga kui sa nagu mõtled, eks ole, mida tõesti nagu Ainsalu Levadia heaks on teinud, eks ole, ütleme, kui seal kellelgi on nagu õigust öelda teravalt ja kriitiliselt selle, ikkagi Levadia mõistis ebaõnnestunud hooaja järel, siis on see Mihkel Ainsalu. Eks seal olid ka emotsioonid laes ilmselt ja pettumus oli väga suur sel hetkel ja nii edasi, aga Jah, aga samas ka ütleme, et see ei olnud selline minu meelest ikka emotsiooni pealt nagu see oli natuke ikkagi kalkuleeritud, aga seal oli ikkagi väga selgelt oli tunda, et Ainsalu arvas ja et ta läheb, et nüüd siin... Jah, aga ütleme, et tema jaoks nagu ta ei jätnud ütlemata sellepärast, et umbes, et äkki ma siis ei saa Levadias jätkata. Et mina ütlen, mida ma mõtlen ja on nagu Levadia teha, mis nad siis selle peale hakkavad. Nagu, ja Levadia on käitunud väga mõistlikult ja normaalselt ja Ainsalu jaoks uks on lahti, aga et kui ta leiab väljast midagi, siis jõudu ja edu. See vanus on selline, saab ju 30 see aasta, et ei ole siin ilmselt laual mingisugune kuskile tippliigasse jõudmine, vaid ilmselt, kuidas prioriteedid endal on, kas sa tahad mängida, sa tahad koondisesse jõuda või sa tahad palju raha teenida, et Tilma Vretic ju ütles, et tahab raha teenida, täna tuli uudis, et mitte Araabiasse siis, vaid Usbekistani. Samarkand. Et sellised liigad, kui ma Vretic sai sinna, siis ma arvan, Ainsalu ka sobiva agenditöö korral ilmselt leiaks kuskilt midagi sellist endale. No ja, aga Levadial ma vaatasin seda koostöös, et seal oleks juurde vaja küll. Ei, juurde oleks vaja. Teatati veel endise peatreeneri Torrese poja lahkumisest. Et
ega seal neil on mehi juurde vaja küll. No juurde on vaja, aga samas nüüd ongi, et millega sa võrdled, kas sa võrdled eelmise hooaega või sa vaatad nagu üleüldist pilti, et see alg-11 meenutab kangesti seda eelmise aasta Florat. Et alg-11 on nagu tegelikult ikkagi Eesti mõistes väga kõva. Mõned mehed pingi pealt ka, sellega saab tiitli peale kindlasti. No põhimõtteliselt nii, nagu nad nädalavahetusel mängisid. Esimene poolega oli päris siuke korralik. Ja siis pingi pealt tulid veel Ainsalud ja kes seal veel olid. Natuke pingi pealt juurde, eks ole, aga nüüd ongi see küsimus, et sa ei saa hooaega nagu sellise 15 kõva mängijaga läbi mängida. No kunagi Kalju pani niimoodi meistriks vist. Jah, aga eks No võib jopata, aga suurem tõenäosus on, et mitte. Tuleb noortest keegi tõstab pead, mine tea, eks. Aga see noortest rääkides Saho Oiko ikkagi Levadia kohta üllatavalt palju, aga sellise positiivse märgina ikkagi väga palju andis noortele ka võimalusi. Seal on need tema enda poeg, eks ju, ja teised seal U17 mehed, kes Saho Oikoga eelmise aastal ju tööd tegid. Aga ütleme, kui tulemust vaadata, siis esimene poolega võideti 2-0, eks ju. Nõmme United mängis siis 2 suhteliselt nagu samaväärse koosseisuga 2 poolega ja Levadia mängis ikkagi selgelt nagu põhikoosseisuga ja siis sellise natukene teisejärgulise koosseisu, kus oli rohkem noormängijad selle teise poole ja Levadia võitis esimese poole 2-0, teise poole võitis Nõmme United 4-0. Ehk siis seal tegelikult võib-olla mingid märgid on, et need noored ikkagi natuke küpsetsid ka seal, kui neid tippetkiga vaadata, siis mõned olid ikkagi sellised võib-olla kogenumad mängijad seal niimoodi ei käituks. Mitte, et ma tahaks neid noori mängijad nüüd potist alla lasta, aga lihtsalt see on paratamatus, et kui sul 16-17 aastased on seal täismeeste vastu, siis selliseid asju juhtub. No siis need olidki need Levadia, kes eelmine aeg mängisid esiliigas, Levadia 2, kellega Nõmme United sai ju ka esiliigas hooaja vältel edukalt hakkama, nii et see midagi üllatavat ei olnud. Jah, ma ei tea, Unitedi jaoks võib-olla pisut selline vale positiivne võit siis äkki või? Et paberil vaatad 4-2 paned Levadiale ära, et let's go euro koht ja ma ei usu, et seal keegi taevasse tõuseb sellest. Ei, kui me tulemuste järgi hakkame panema, siis on üldse see, et Harju tuleb meistriks, sellepärast nad mängisid ikkagi soomlastega viiki välismaalased, eks ole. Vaprus viigistas meistriga, seal Paide, eks ole, seal üldse ladus 5 tükki, siis paneme need ka kuskile sinna medali peale võitlema ja siis nii ta läheb, eks ole. Kalju kaotus lätlastele, need jäävad üldse 8. selle loogika järgi. Et natuke juba näen nagu seda ka kuskilt, et juba esimese kontrollmängu pealt hakatakse jagama mingeid medaleid, rahu. Ei hakata, Mõnele meeldib. Kaitset ka ei mängitud, ükski punt ei suutnud 0 hoida taga, mitte ükski. Ei olnud, jah? RFS suuts. Eesti pundid, ma räägin Eesti puntidest. Eesti pundid, jah, seda küll. Kuressaare hoidis 0. Neile pole ühtegi äravat löödud see aega. Kuressaare meistriks. Kuressaare siis ka võib-olla paari sõnaga. David Andres on siis sinna laenule minemas Florast, eks ju, Gregor Rõivassepp treenib nendega. Roland Lukas, kes siin eelmine aasta ju Florast läks suvel laenule Vaprusesse, aga ma ei tea, kas ta lõpuks mängu üldse sai. Et mõned uued näod seal ka. David Andres võib-olla kõige huvitavam, et Ilja Antonoviga tehti siis selline väike vahetus lihtsalt. Jaa, aga ega need noored, see Rõivassepp ka, ega ta ju korralik ports minutit Flora eest ja jällegi vaadates nagu Kuressaare poolt, siis nemad võivad käsi hõõruda ja päris okeilt nagu toimetavad. Ei, selles suhtes, et postitus ka, et meil on mitmeaastast lepingut, meil soe hall, Jalgpalliliidu hallis on soe, ma lugesin. 10 kraadi, ma mõtlesin, kust see mõõdeti. Kulmud tõusid väga kõrgelt, täitsa uhke. Ei tea, jah. Ja võib-olla siis Viimsis ja Paides pandi küte sisse ja siis siin mõeldi ka, et me ei saa nagu halvemad olla. No ütleme, liidu hallis on siis, kui need kiirgurid sisse pannakse, siis on seal enamasti olnud suhteliselt normaalne tegelikult. Ainus häda on see, et neid enamasti ei panda sisse, sest et vaadatakse, et saate ka ilma. Ega see tasuta ei käi. Pole nii küll ka. Mis sa arvad, palju see maksta võib? Ei, see maksab kõvasti, ma saan aru muidugi. Aru saadavgi. Aga lihtsalt selle pealt tuligi nagu see, et kus teil siin see 10. Sa tead, palju see maksab? Ei, ma seda ei tea, ma ei tea. See oleks päris huvitav teada, palju see mingi tund aega sees näiteks, palju see maksab? Mis seal kütte, seal on gaasikütte või? Ma ei kujuta ette. Ma ei tea detaile. No mitte elekter kindlasti. See oligi rohkem retooriline küsimus. Oleks elekter, siis elektrihindade juures. Aga seal on ju see ka jällegi, eks ole, see konks, et kui sa selle väga külmaks lased, siis see neelab veel rohkem energiat ja selle soojaks kütmine. Versus siis see, kuidas hoitakse mingit temperatuuri. Siin need meie mõned uuemad hallid on ju just täpselt sellepärast soojad, et sõltub muidugi halli tüübist ka täiesti, eks ole.
hallid on erinevad, kas sul on see sama nagu on Männikul, eks ole, see kilehall või on sul selline nagu Paides, eks ole, kuhu ongi nagu mõistlik nii-öelda, kui valmis saab soe sisse lasta ja siis teda hoida seal, eks ole. Aga jah, Kure puhul, selge on see, et mida poist ka ise märkis, et keskkaitse, see on see nii-öelda murekoht neil nagu. Pajunurm läinud, Pihela, kes ikkagi minu mõelest tegi väga korraliku teise poole seal lainul nagu tagasi praegu Floras. Muidugi alati seal võivad asjad muutuda veel, eks ole. Keegi tuleb kuskilt juurde jälle. No Luka on olemas. Luka on olemas, ja siin neil on Orren ja Kobin on mõlemad vigastatud too alguses nagu, ja samas see on nagu see, et liiga palju sa sinna ka mängijaid tuua ei taha, eks ole. Et siis, kui nad terveks saavad jälle mingil hetkel, mõlemad on ju juba nagu ennast pildile mänginud Premium liigas vähemalt. Aga Rico Ernits oli neil trennis, et sul ju mingid lahendused ikka leitakse. Nagu lugeda sai, siis kas esimest korda või mis see lause oli, et profi meeskonna moodi... Ja hommikuti, või ütleme lõuna ajal, jah. Et ma ütlen, et see suured muudatused, et see napilt püsima jäämine tekitas meile ikkagi ühe väga tõsise profimeeskonna juurde. Ma ütlen, 3-aastased lepingud noorte mängijatega nagu, millest me räägime, et väga kõva. No normaalne, loodame, et suudavad sellega tulemuseks formuleerida niimoodi viisakalt. Harju ridades siis Hugo Palutaja näiteks, eks ju, 3 välismaalast ka veel testimisel seal. Tammekal ka 3 nigeerlast. Kiidaks siinkohal Harjut selles mõttes, et Lauri Nuuma natuke kavaldas, kui kolleeg Chris Silves seal trennis käis, siis ei tahtnud öelda, kes nimed on, saame aru. Saame aru või? Mänguprotokollist, hädapärast saame aru, mänguprotokollist samas saab nagu väkkegi välja lugeda, kellega tegemist on. Aga et Tammeka ei tahtnud isegi protokolli. Võitis päris mitu päeva. Tammeka ei tahtnud isegi protokolli panna ja ütleme, sealt klubist tuli ikkagi, James, sellest oli kõvasti kasu. Et sealt klubist tuli nagu selge signaal, et praegu on nad nii-öelda testitavad ja nii on. Ainus infokild minul ka, et nigeerlased. Klassikuid tsiteerides väga hea info, aitäh. Aga ütleme, seal teinekord, eks ole, on taga mingisugused agentide soovid nagu, eks ole, et märki maha ei jääks. Mängida kuskil leping teise klubiga. Ei, see, et märki maha ei jääks, umbes see, et käis kuskil Eestis, isegi sealt lepingut ei saanud, eks ole. Jälle, ma ütlen, kui on agendi soov, ju ta siis on, eks ole, aga ma ei tea seda tausta ja vaatame, selles mõttes oli ka huvitav Tammeka puhul, et mehed olid saanud nagu ühe trenni teha, siis mängisid 1 poole ja kõik. Ja siis oli nagu see, et vaatame, kas jäävad üldse, et ma ei tea, kas selle pealt saab nagu suuri järeldusi teha, et 1 trenn ja 45 minutit ja okei, võib-olla mõne puhul vaatad kohe ära, et siit ei tule midagi, aga vast on natuke vähe nagu järelduste tegemiseks, mõlemat pidi. See testimine ja testitavad ja testimast käimine ja välismaalased. Meie vaatame seda kuidagi hästi niimoodi, et on siin jälle 3 nigeerlast ja 3 välismaalast käivad testimas. See on ikka see nagu sellele testitavale, see nagu pole üldse nagu mingi meelakkumine või mingi äge asi minu arust. Ma olen 1 korra käinud niimoodi äkki 2 hooaja vahel, läksin, ma ei mäleta, kas see oli äkki jaanuar või midagi, läksin ka testima, kuidagi järsku kukkus sülle mingi läbi agendi, et on variant minna, ma läksin sinna, kus Ilja Antonov oli samal ajal testimas Austrias Hornis. Horn. Tead, sa lähed sinna, tukku-jukku, jõuad sinna lennujaama, keegi peab vastu tulema, tuleb mingi vend, sa ei tea, mis vend see on, kes ta on ta koristaja või spordidirektor või president? Ma ei mäleta. Tuleb sinna, külm, Austria oli külm ka. Lähed sinna, siis sa lähed sinna riietusruumi, seal on siuke rahvast ja Paabel on koos, mitte kedagi ei tunne. Kõik need grupeeringud, Antonit ma kusjuures trennis ei näinud, ma nägin teda pärast hotellis. Lähed sinna, sa ei tunne ennast üldse mugavalt, sul kellegiga rääkida, oli seal mingi selline kunstmuru, ma polnud neid kunstmuru putsasid polnud, siis sebid seal putsasid, see ei ole üldse siuke, vaata, sa ei saa tegelikult nagu hästi raske on kuidagi enda täit potentsiaali, ma olin seal mingi paar päeva, 1 trenni ja mängu ja siis teesklesin midagi, et ma libisesin vastu posti, et sealt minema saada, mäng toimus mingi jää peal, see on nagu siis jätad endast nagu niisuguse kehva mulje, aga ega sealt ka mulle mingit positiivset muljet ei jäänud, et
ega see ei ole üldse nagu mingi selline mõnus asi. Et sa vist ka nagu siis ei taha, et siis sa tahadki, et seal oleks nagu vaata vahel Inglismaalt tulevad need nimekirjad, kus on mingi üks Smith ja üks Jones ja siis on trialist. Kuidas see alati on see, et papa trialist on väga uhke sel hetkel alati. Et ma arvan, et sa nagu ka ei taha, et sulle üldse kuskile CV-sse mingi märk jääb, et ma seal ukerdamas käisin kuskil jää peal, eks ole. Just, et see, kus minusugused testimas käivad, üldjuhul ega see ei ole niimoodi, nagu me Instagramist näeme, et sa maandud seal koeraga koos tuled eralinnukist välja ja sulle tuleb mersubuss vastu koos klubi kontoribossidega ja see ei ole selline ja sa tead neid mängijaid, et sa lähed, ma ei tea, Chelsea'sse testima, sa ikka tead neid mängijaid, selles mõttes oleme kohtunud kuskil koondise kaaslane või koondise mängudel või suurturniiridel või mis iganes. Aga see on nagu, sellel tasemel, millest mina räägin, see on nagu, see on siuke, kuidas ma ütlen viisakalt, tugevad jäävad ellu, ütleme niimoodi. Ma ise teeskrid vigastusest minema saada. Või see klubi lihtsalt ei sobinud sulle, ei meeldinud? Ei jäänud siukest, ei jäänud absoluutselt mitte. No siis tiksud seal, ma ei tea, võib-olla 2 nädalat ja siis öeldakse, et kuule, pole vaja, eks ole, sul on 2 nädalat läinud nagu, eks ole, et saad veel võib-olla, ma ei tea, mingi vigastuse ka sealt seda veel vaja, eks ole. Vaata, hea selline näide oli sellest, ma ei mäleta selle venna nime enam, kas see oli siin Eestis käisid nagu mitme klubi vahet, et küll ta proovis vist Kalevisse ja Velkosse eelmisel talvel üks vend, kes tegi YouTube'is vlogi ka sellest. See, kes Kaljus käis ju? Kaljus käis üks teine minu meelest. Aga jah, see oli nagu ikka siuke kaugele jõudnud YouTuber juba. Aga selle leiab üles kindlasti, kui otsida. Ja siis on täpselt see, et mees antakse pilet, et Velko otsib siin kedagi, eks ole, agent on midagi sebind kuskilt. Antakse pilet, sõida Tartusse, leia sealt õige staadion üles, eks ole, kõigepealt õige klubi põhimõtteliselt, siis ja nii see käibki, see nagu kõik niivõrd kuivõrd see Kalevis, eks ole, ja Velkos saab nagu olla professionaalne, ta on, eks ole, neile antakse kuskil korter seal mitmekesi, saad seal ööbida olla. Ja niimoodi kutt rändabki, eks ole, siis ta jõudis juba kuskile, ei saanud Kalevist midagi, ei saanud Velkost midagi, siis ta jõudis otsaga juba kuskile Soome välja, eks ole, Lätis on juba käinud, eks ole. Tema jaoks ta ka, minu meelest ta oli USA-st või kusagilt, eks ole, täiesti nagu teine maailma ots, tsivilisatsioon ikkagi selles mõttes, eks ole, aga sa ei tea midagi, sa ei tunne kedagi, eks ole, võib-olla siin on mingisugused sinusugused tüübid ka, eks ole, siis üks saab midagi, sina ei saa, see tõmbab masti maha, eks ole. See on sama, millest me rääkisime, või millest Markus rääkisin selle Risto Paju näitel, et sa lähedki hüppad pea ees tundmatuse kohta vette, Pajul oli seal Slovakkias olid ju Vassiljevit ja Brõllinid olid ka, tema täiesti üksi nagu kutsuti natukene, eks ole, mõnes mõttes. Teda taheti sinna. Aga see, et sa eladki seal paarisaja euro eest kuus, sööd seal ekskremente ja nagu lihtsalt... Päris 200 ei olnud. Mis asja? Lõviti päris 200 eurot, natuke rohkem. No mis iganes on. Ta ütles, et sa sai 3 korda vähem palka kui Floras treenerina. Floras nüüd ei ole teadupoolest mingi megapalga. No aga investeering tulevik. Äkki natuke liialdas korda 3. Aga see ongi see, et sa nagu lihtsalt elad need ajad üle või sa kuskilt pead alustama. Et seal, mis Eesti, Läti sükeste liigade puhul, mis on sükestele juhuslikele välismaalastele nagu ju väga ikkagi kutsuv on see, et sul on võimalik kõrgliigasse siin saada, riigi kõrgliigasse ikkagi. Sa ei saa ju kuskile Prantsusmaale või Inglismaale kõrgliigasse, sa saad siin kõrgliigasse ja see on ikkagi natukene... Pluss top tiimides ka eurosarjade võimalus. See on ikkagi märk CV-s, mitte et sa oled kuskil seal, Horn mängis vist Austria esiliigas toona, aga mingid sellistes Saksamaa 5. liigas, kus Sakari Sukunda läks näiteks. Kuigi seal võivad tingimused olla tegelikult ägedamad. Aga CV-s ikkagi... Samas võib-olla Saksamaa klubi näeb parem välja kui Eesti klubi, aga kui sa oled ikkagi kõrgliigas mänginud, see on nagu mingisugune näite. Et Sakari Sukunda näol või näitel, tema oli vist see natuke vanem tüüp ka 30 juurde, aga need võivadki olla tema karjääri ainus kõrgliiga hooaeg, mis ta mängib siin Eestis näiteks. Aga see selleks. Kalju siis kaotas RFS-ile 0-2 Paide ise võitis nädal sees Velkot, nagu siin mainitud oli, et Henri Lehtmaa oli seal vist 2 väravat äkki, üks noor Paide oma ründaja. Selle kohta on olnud nagu, ütleme, Paidest natuke sellised sõnumid, et hoidke silma peal. Mängis number 7 ajal ka, ma ei tea, kas ta treenis juba eelmisel hooajal minu mõnest esindusmeeskonnaga, et akadeemiast on ju. Jah, et nagu suhtumist on kiidetud, et vaatame, kuidas seal Paide selles suht tihedas konkurentsis õnnestub nagu läbi lüüa, aga
Tartu Kalevist ta tuli ju sinna Paide Akadeemiasse siis, kui see akadeemia loodi. No ja kui Paide Akadeemia suudaks esindusmeeskonnale toota kas või ütleme ühest lennust ühe mängija, see oleks ikkagi nagu täitsa arvestatav asi. No lihtsalt see akadeemia on praegu veel nii noor ja veel Kamsega rääkisin ka mingi, et siis ta ütles ka, et seal on palju asju, mis me veel oleme nagu teele läinud ja nüüd saame aru, et okei, see võib-olla ei tööta, see töötab. No loomulikult. Sättimist on veel... Jah, selles mõttes on õige, et kui sealt nagu ühe juba saab, siis see annab nagu seda teistele ka kindlust, et mängijatele, et okei, siit kaudu on võimalik jõuda kuskil. Kas nüüd tingimata Paidesse, eks ole, aga üldse pilti nagu lihtsalt. Eks Paide enda huvi on, et muidugi Paidesse. Ei muidugi jaa, aga ütleme enda meeskonda. Et see on nagu keskkond, kus on Eesti mõistes võimalik nagu jalgpalluriks kasvada. Vot nii, Premier League'ast veel midagi, millest keegi tahab rääkida või liigume edasi? Ei, need treeningkohtumised üldse, ega need siin lähevad mööda ja lähevad meelest ära, et eelmise aasta treeningmängi ei mäleta. Narva võitis kõik mängud, seda mäletame midagi ei maksa. Mäletame neid vendi, kes on siin tulnud, eks ole, puurid täis löönud ja siis hakkab hooaeg pihta ja midagi. Ta ei olegi halli pea kohal. Ja mis siis. Aga nad ei ole saanud ka suvel ennast käima. Eks et need treeningmängud on nagu treeneritel ja klubidel ja meeskondadel ikkagi siuke nädalase treeningtsükli üks osa lihtsalt, et seal saab teha mahtu, seal saab teha natuke koormust ja samas siuke mängutunnetust meeskonna kokkumängimist klapitada. Võin eksida, minu meelest oli ka Zaha Vaiko intervjuust, kus ta ütles nagu ka, et me trennis nagu mingit taktikat ei ole teinud, et mul ei ole selle kohta nagu midagi kommenteerida, et me pole sinna jõudnud lihtsalt veel. No mingi kaitse, ma mainisin. Elementaarsed asjad ikka, aga Kaitse põhiasjad tuleb ikka meelde tuletada. Kes see oli, kus ma nägin see, kes see oli Flora mingi keskkaitse, kes tegi täitsa naljaka liigutuse. Jälle nime võlgu, kes seal oli, kui see Pärnu lõi esimese värava, siis see vend, ma ei tea, kes see oli, aga hetke see ta peale ei saa. Rohkem, ma arvan. Väliseestlastest natukene Matvei Igonen sõlmis uue lepingu Tegerforsiga, jätkab Rootsi Kõrliges, väga positiivne uudis. Eesti koondise ja tema enda jaoks. Vaheldes mõttes hästi tore nagu ka, et mängija läheb kuskile, tõestab ja saab pikema lepingu, mitte see, et sa rändad iga aasta jälle eri klubis. Ja tulete meelde, kui ta tuli, siis Tegerfors oli selgelt ju viimane Rootsi Kõrgligas tuli kuidagi see võistkond püsima, et seda suudeti ja No ja ta ikka mängis olulist rolli seal. Seal oli ju põhiväravat tabeli lõpu meeskonnas. Numbrid näitasid, kuidas ikkagi tema tuleku järel ikkagi nagu taga saadi pidama asjad. Et jah, see nagu hästi tore ja hästi hea meel tema pärast. Karl Jakobein, endiselt Werderis. Tehniliselt valetad praegu kuulajale selles suhtes Tallinnas. Arsenali pükstega saunas, jah. Eile õhtul sai sotsmeediast näha. Iglusaunas. Anijärvis jälle ujuma. Mõlemad Anijerid. No jah, need niikuinii käivad, liiguvad paaris minu mõelest praegu. Liiguvad paaris, üle pika elavad ühes riigis, aga nemad, Hannes Anijer näiteks ma tean küll, et tema tegeleb tänase päevani selle talisupluse ja asjadega ja tema see sama koht, mis ta sinna sotsiaalmeediasse pani, seal ta on peaaegu, et iga hommikune külaline, et väike saun ja väike jäävann ka. Et kiitus ja... Rääkisime siin just, eks ole. Kui on inimestel aega ja võimalust? Tervise see lõpeta ära, see aeg võetakse. See aeg võetakse. Ärkad 7-asel, ärkad 6.30, siis lihtsalt lähed tegeb hommikuti. Hommikuti käid ära. Kui aega pole, siis tuleb aega leida. Ja aega ei ole, aega tuleb tekitada, aega tuleb planeerida, aega tuleb... No olgu, Karl Jakobeina juurest jõudsime siis siia, ma ei tea, kusjuures siis, mis ta siis nagu Eestis täpselt teeb, et tegelikult Werderil juba ju nädalavahetusel on uus mäng, et siin ei ole mingit talvepausust sai läbi tegelikult, aga vähemalt saab nüüd nii Eestis käia, et võib nagu rooli ka minna julgelt. Selles mõttes on positiivne. Mitte sellepärast, et ta nüüd üle pika aega aine oleks, aga sellepärast, et tal on nüüd täitsa legaalne juhi. Meie kuulajad teavad, millest jutt käib. Aga Karl Jakobeina vastu siis Gianluca Di Marzio kirjutas, et Genoa, Serie A-klubi, tunneb huvi. Werderi spordidirektor ütles küll mõned päevad pärast seda, kui talt küsiti, et neil ei ole huvi Heina minema lasta. No mis ei ole nagu šokk, eks ole. Aga... ühest küljest ei ole šokk, aga teisest küljest, kui sul on mängija laenul, kes ei taha seal olla, ta on teine väravat, ta ei mängi sul tegelikult mingisugust nagu ilmselgelt neil ei ole sinna Backhausi järele nagu kedagi
samaväärselt võtta, sa võtad, Bakhus tuli ju ise noortest. Sa võtad ju sealt jälle noortest, eks ole, kellegi, või siis sa peaksid tooma mingisuguse see klassikalised, need 43-aastased vanameistrid, kes tiksuvad kuskil on alati valmis, eks ole. Aga küsimus on ju selles, milline on see laenuleping. Need ei ole otse loomulikult võrreldavad asjad, aga üks näide lihtsalt sellest, kuidas suurklubi laenab mängija, oli Manchester City keskkaitse Max Lane, kes oli ka minu meelest esiliigas või kuskil oli laenul. Nii kui keskkaitsjate kriis tekkis, hops, vend võeti tagasi, mängis juba Manchesteri derbis, eks ole. Et suurklubid üldiselt nagu oskavad sellise punkti sisse panna, aga see ei pruugi alati olla selline, et see on nüüd raudpoilt seal, et kui nüüd Arsenal ütleb, et nad võtame ta sealt ära, paneme mujale, et siis see ka kohe teoks saab. See on võib-olla üks asi on võib-olla ka Inglismaa sisene laen, kus sa saad need asju võib-olla rohkem niimoodi enda huvide järgi sättida, on ju välismaale teise kõrgliigasse, teise tippliigasse on ilmselt asjad natuke teistmoodi. Aga eks see on lahendatav niimoodi, et juhul kui te tahate, kui te soovite, kui Arsenal, soovite selle laenulepingu varasemalt lõpetada, siis summa on selline, et hüvitate selle, ma ei tea, makstud palga või mis iganes. Ja Arsenali puhul ikkagi huvi võiks olla ju see, et Hein mängiks Genoas, mängiks tippliigas, kasutaks oma väärtust, eks ju, et praegu Arsenali sealt akadeemia või sealt kontori poole pealt vist see Per Mertesacker, kas tema lahkus? Ta on Arsenali akadeemia, eks ju, mitte otseselt see laenuosakond. Aga see lüli seal, iga selline kontakt. Aga Mertesacker on ju endine Werderi mängija. Et sealt tema käsi võis mängus olla seal natukene selle ülemineku puhul. Aga ühesõnaga tuleb lihtsalt pöialt hoida, et seal mingisugune lahendus leiteks, et oleks ju väga kihvt, kui 23-aastased saaks kirja juba 3. tippliiga, kus juures Arsenali eest Premmist ta ju ei ole veel mänginud. Aga Genoa on vist ka seeriaas praegu seal tagapool. Keskel vist. Meil on siuke mitte midagi ütleval kohal, ütleme. Minu arust ta ei olnud ei nagu tippkonkurentsis ega päris põhjas. Et seal Daniele De Rossi peatreeneris. Ütleme ikkagi võitlevad seal tegelikult nagu praegu mitte nüüd päris püsima jäämise nimel, aga 3 punkti lähemal tabeli tagumisel osale kui esimesel 3 punkti nagu joonest, et seal on vaja natuke pingutada, praegu läheb küll suht okeilt neil, aga seal oli vist paar satsi oli vahel lihtsalt, et sellepärast see ei tundunud vist nii kriitiline. Mis kohal 16. koht praegu, aga seal on täpselt see, et samas 20 punkti on koos ja 11. kohast on 3 punkti. Et see tabeli teine pool on tihe seal lihtsalt, et see siin viimase viigiga võiski täpselt nii palju muutuda, et langesid seal natukene. Aga iseenesest oleks nagu igate pidi äge koht, kus olla. Väliseestlastest seal Lassi Sinjavski Hispaaniku eest mingis treeningmängus oli juba kapten. Kuule, selle mehega toimuvad mingid müstilised asjad. Täiesti selline maailm, kus ta elab seal Sellega toimub mingid, seal kuskil on midagi nagu täiesti kogenud mängija juba ja saab ka 30 aastat. See on Lassi Sinjavski, Selle vennaga toimuvadki asjad lihtsalt. Mulle õudselt meeldib, et on üks siuke nii-öelda kunstnik ka meil nagu, et kõige paremas mõttes. Äge tüüp. Ei, ainult tuult tiibadesse. Ega siin üldse vaata, Kalumets lükkas siin 2 väravas öötu, eks ole. Ma lugesin ka mingit Tšehhi mingit fänn vist kommenteeris, et vaatas seda mingit mängu, kus Sinjavski pani nii hästi, mingid teised vennad panid ka nii hästi, et nagu see võistkond jääb küll püsima nagu. Okay, see on see sama, et pallimängude põhjal ei tasu liiga... nii võttes, eks seal ongi täpselt, vaatasin Janika Volkov lõi värava, eks ole, et eestlastel läheb ikka suurepäraselt välismaal. Super täiesti. Kuusk hoidis 0, mängis küll mingi Luksemburgi klubi vastu esimese poole, aga hoidis 0. 2-0 võideti esimene pool, eks. Saab nii ka võtta, eks. Võiks hooaeg juba pihta hakata selle jutu peal. Aga kellel tõesti läheb päriselt väga hästi ja kellel hooaeg juba ikkagi endiselt käib ka ja kes on tagasi platsile, Mattias Käit tunni eest. Markus, sa enne saadet mainisid, sa vaatasid seda mängu. Ma tõmbasin... Mis märkmed siis tegid endale? Ära ütle, mis saidilt sa vaatasid ainult, seda ei ole vaja. LiveTV.sx Selge. Ei mis... Ja. Lähme edasi. Mis riigist see oli, sa ütlesid? See on... Sint Martin oli see vist. Aus maksuparadiis. Jah, see piraat. Aga nad on. Ei ole, meil ei ole midagi teha, vaata vahel siin selles mõttes, kui mängijad ka nagu natuke nurisevad, et kas te mu mänge ka vaatate, siis uskuge, me vaataks nagu hea meelega, kui see oleks nii, et ma panen teleka käima ja vaatan.
ei ole kahjuks, isegi ütleme nüüd Belgia ja Šveitsi liigad, et neid ei ole Eestis legaalselt niimoodi nii lihtsalt vaadatavad. On võimalik, aga samas on liigad, mis on üllatavalt lihtsasti kättesaadavad, näiteks Slovakkia liiga on ju sellised, et aga ma vaatasin, Grasshoppersiga mängisid võõrsil kiirelt 2-0, 3 võeti ära seal, mingi ma ei saanudki aru, seal natuke hakkis ka see pilt vahepeal. Aga ütleme nii, et päris sirgjoonelist mängu paneb see tund. Ja seal mingit kombineerimist, ütleme, läbi käidi eriti just ei ole, et seal et 8 minutiga juhtisid 2-0 või? Esimene värav, neil oli ees on mingi ründ. See ei olnud isegi vähem kui 8. Üks ja sama vend lõi 2 väravat. Ei olnud 2 erinevat. 8 minutiga 2 väravat. Esimene värav oli niimoodi, et väravaht pani otse rindajale pika, seal mingi siuke päris tugev tumedanahaline tipuründaja. Provis David. Ei. Ja see paneb seal keha ja möllab korralikult. See pani keha vahele, lükkas vennad ära, lõi värava ja siis teine värav oli hästi lihtsalt mängivad, suhteliselt kiiresti liini taha, sirgjooneliselt ees on kiired füüsiliselt võimekad vennad. Teevad siis kõrgelt survet ka hästi. Ja see kõrge surve oli nii palju, kui mina õnnestus näha, siis oli seal ees oli need 4 ründavat mängijat, panid seal vastase väljaku poole peal kõrget pressi. Ja siis tuli tükk tühja maad ja siis olid 6, ütleme Käit pluss teine number 6 tollel hetkel, 4. kaitseliin ja väravaht olid oma poole peal. Ja need 4 meest seal möllavad. Ja teine värav oli Audist, jällegi kohe teadlikult, näha on, et see on teadlikult kokku lepitud Audist, ütleme keskjoonest natukene vastase värava poole peal, vastase väljaku poole pealt out, kohe ühe puutega liini taha, sealt jälle joosti cut back ja sätiti pallid võrku. Et siuke hästi lihtsalt hästi lihtsalt. Kuidagi sirgjoonelisem mängujoonis on, kui oleks eeldanud. Aga tundub, et toimib veel, jah. Et 3 punkti, juhtisid vist 3 punktiga seda tabelit, et kusjuures sa tegid nalja, aga võib öelda põhimõtteliselt, et tegu on eelmise Promis Davidiga, sest mees on Unionis mänginud. Brighton Labo, selline. Just, ma vaatasin ta nimega. Selline koll. Aga 30-aastane ehk kogemust on. Praegu siis 6-punktiline edu Šveitsi kõrgliigas St. Galleni ja St. Galleni on üks mäng vähem küll peetud, ehk siis edu ei ole teab mis ülekaalukas või megasuur, aga see edu on siiski väike sees. Šveitsi meister, paraku tahtsin vaadata, kes läheb otse, ei lähe meistrite liiga sinna liigafaasi, vaid läheb siis teise eelringi, kus tuleb siis ennast veel läbi ammustada mitmest aastast, sest et sinna põhiturniirile jõuda, aga Mattias Käit siis selle tunni põhimees. Tulete meelde, tunn tõusis eelmisel aastal esiliigast. No see on Šveitsi liiga, me oleme mitu korda rääkinud, et seal enne hooaja algust igaüks võib tulla meistriks. Ja oli see, kui Karl Mets oli Zürichis, nad tulid ka meistriks, järgmine hooaeg nad reaalselt võitlesid selle nimel püsima jääda. Mattias Käit mängis selle ju Baškotsi endise koduklubi vastu. Grasshoppers. Staadion oli see jooksuradadega ja rahvast tundus, et sest Grasshoppersil ei lähe väga hästi, nad on seal tabeli, ma teaks, eelviimased või, suht põhjas. Ja. Et publikut nagu ka väga ei olnud ja külm on ka. Ja lund paistis läbi kaamera ja ei olnud nagu siuke, ütleme visuaali poolest midagi väga hullu ma seal ei kogenud. Välismaa nurk tuleb meil täna ette võtta, sellepärast, et lihtsalt kui Baskotšit nagu mainisime, siis jälle ju hea sooritus ka. Anderlehti ju võitsin. Penalti, vaatasin küll siin mõned vastase fännid olid küll suhteliselt löödud, et mis asjad küll üks asjast penalti, aga ma ei ole kunagi aru saanud, miks on väravvahil lubatud vahel, sest me oleme näinud ka sellist asjadest, kui ei anta penaltid, eks ju. Kuidas on väravvahil lubatud õhuvõitlusesse hiljaks jääda? Nagu, mis vahet seal on, kas sa nagu näiteks vastane lööb palli ära, sa lööd jalgadesse, vastane lööb peaga ära ja sa sõidad talle pähe. Inglismaal oli alles mingi paar vooru tagasi oli jõudne kisa, nagu, et kui penalti anti, nagu, kuidas sa annad siukse asja? Sa tuleb väravast välja, pole varianti ka pallini jõuda, lihtsalt sul on käed ka veel, sa MM-il Messi längti, mäletate? Ega praegu oli ju ka see, et kahe käega minu mõnest nagu värava tuli ja pani lihtsalt Baskotši peaaegu nokki. Väravahil on veel ka käed kasutada, väljaku mängitel ei ole, et kui sa sellises olukorras ka hiljaks jääd, siis nagu sorry. Väljaku mängina lähed hüppad kellelegi küünarnukiga kuskile pähe, nagu siis antakse penalti, keegi ei kobise nagu, kõik õige. Aga siuke hea revanš, et Anderlehtile karikas kaotasid, nüüd sinna otsa kohe võitsid. Ja kõva võit. Karl Mets ka mängis ju, Karl Mets mängis valusalt. Mitte väikese publiku ees. Mis see park mahutab seal? Dortmund Signaali tunnapark või? Jah, 80 ja. No sinna kanti vist, aga natuke vähem, ma arvan.
ma ütleks 60, ei, ikka 80 vist, üle 80. Üle 80, õige jah, see üle 80, ma võtsin praegu nagu selle, et ma hakkasin mõtlema selle peale, et ma ju EM-il sattusin nagu seal mängu vaatama, aga seal on ju lastakse vähem. Seal on ju istekohad. Seal ei ole seda kollast seina, seal ei tohi seisukohti olla. Mets on üle 80. Üle 80 on jah see... Isegi suurem kui Old Trafford näiteks. Aga ma arvan, et see tuleb suuresti selle otsa selle pealt. Old Traffordil on ka suuresti... on kirjas nagu see, et rahvusvahelised ehk siis istekohtadega see on 66. No ma olen öelnud, et seal otsa selle Yellow Wallil on sama palju publikut kui Metsal kodumängudel oma staadionil. 30 000. Et mahutab see otsa tribüün, aga... Ja 30 000 ei ole ka väike staadion. Ei ole väike staadion. Ei tundunud üldse väike, jah. Aga vaatasin seda mängu ka ja see on ikka päris pull, et Mets on seal ikkagi väga-väga olulises rollis ja tuletame jälle lihtsalt natukene meelde vahelduseks, et meil on Bundesligas mees Bundesligas ja kuidas, see Bundesligas kõik muidugi vägev, aga kuidas ta just selles meeskonnas, kui oluline nagu lüli ta tegelikult on, enamus rünnakuid tulevad sealt tema poolt, vasakult poolt keskkaitsest ja kuidas nagu mees nagu ütleme siin 1500 inimese ees kus see toimus see Kristjanite jagamine Nordeas või selles, mis ta iganes on. Ta nimi nüüd on Alexela, Norde ja Nogi ja mis ta on. Alexela kõlab kõige õigemalt. Nii. Kuidas ta seal tõmbab krampi sind 1500 inimest, kui sa pead kuulutama välja mingi aasta treeneri, siis seal 80 000, kuidas nagu omas elemendis nagu inimene näeb nagu nii enesekindel välja, kuidas jumala pull oli, kuidas lahendasid kõrge pressingu ja St. Pauli lahendas võõrsil, ma rõhutan võõrsil seal Borussias 80 000 inimest. Ega seal ei ole, sa ei saa seal väga nagu paljudest asjadest aru, kui sa siin, mina või sina läheksid sinna. Ja kuidas lahendati kõrge pressing väravaht plus 2 keskkaitset, Mets siis oli vasakpoolne ja parempoolne keskkaitse ja oli 2 ründajat. Siis tegi kõrget pressi ja jumala pull oli, ma ei andki sükest asja, ei olnud isegi mõelnud, see on tõesti väga lihtne. Ja see number 6 viiakse natuke kõrgemale minema, jäetaksegi 2 ründajat 2 keskkaitse vastu ja siis oli ilmselt teada, et üks ründaja läheb paneb metsapoolse söödu kinni, läheb väravahile pressi. Väravalt Mets mängis lahti 5 kastist väravahile ja siis tekib 3-2 olukord. Ja vastase ründaja läheb niimoodi väravahile pressi, et paneb nagu Metsa kinni, et Metsa poolt, et väravahil ja teine ründaja paneb teise keskkaitse. Et nagu väravahil teoreetiliselt pole ühtegi kohta, kuhu sööta. Aga see jumal hästi oli, St. Pauli oli selle, teadis, et niimoodi press tuleb ja siis oli enesekindlalt kokku lepitult ja jumala toimivalt. Lihtsalt Mets söötis väravahil ära, ründaja tuleb pressi ja Mets siis, mitte päris täisprindiga, aga sellise kiire sammuga liikus nagu kasti peale, nii-öelda väravahi eest läbi selle ründaja selja taha, väravaht lihtsalt söötis otse sinna number 6 tsooni ja siis Mets juba vaba maapalliga tõusta. Lihtsalt 2 sööduga mängitakse ründaja pressi alt välja ja seda teed sa nagu võõrsil Borussia vastu. Huvitav ka, et kuidas see Dortmund siis nagu pressingule nagu jätku ei tulnud sealt, eks olegi kuskilt keskelt, aga... Nojah, ju siis seal ju number 6 vedasid vastase need 10 või mis seal olid, vedasid minema aga jah, et õnnetult läks see üks punkt kaotsi. Üliõnnetu penalti, mis seal nagu anti täiesti. Aga oli kasti joone kohal viga ja Varr nägi ära selle ja nii ta läheb. Metsal oli seal väike selle, kes see Kresu peas on paremal äärel Borussial. Tuntud nimi. Adeyemi, jah. Sellel tasemel ongi Adeyemi, sai kollale ja Adeyemi Mets hakkas panema pikka vasaku küljejoone juures. Pani pikka, Adeyemi tuli sisse, vaata, Mets kukkus pikali, pani muidugi juurde, sai kollase. Aga siis kohe järgmine rünnak, Adeyemil tuli out ja sellel tasemel sa ei saa lasta endale niimoodi pähe istuda ja kohe järgmine olukord Mets tõmbus korralikult läbi kodarate uuesti. Keeras selja, vaata, isegi vaatasid, et midagi pani minema. Aga sa ei saagi muud moodi sellisel tasemel, sa peadki ennast kehtestama. Vanglareeglid. Põhimõtteliselt vanglareeglid. Põhimõtteliselt. Okei, nii ma proovin uuesti. Välismaa nurk. Bundesliigast juba rääkisime, aga Premier League'is oli väga kihvt mäng, Manchesteri derbi. United versus City. United siis Michael Carrickuga, Carricku esimeses mängus peatreenerina, paab City'le rahulikult 2-0 ära. Ja tegelikult sina kui Manu fänn. Mänguliselt rohkem, jaa. Erinevalt. Teenitud võit oli. Erinevalt teistest siin stuudios istujatest, kellel üldse korda ei lähe. Manchester Unitedi käekäik. Ei, ma ei ole fänn. Aga... Poole vaid.
sa oled ikkagi särgikandja. Jah, vastab tõele. Särgikandja. See kõlas nagu solvang mingil põhjusel. Full kit wanker. Ei, no selles mõttes, et sul on Full kit wanker ma ei ole kunagi olnud. Selles mõttes, et sul on ikkagi koju tellitud need klubi särgid, ostetud, ma ei tea, kus nime ja numbriga. Jah, just. Pebe numbriga on üks. Legend ikkagi. Aga ega selles mõttes ei ole nagu üllatav, et seda me oleme näinud eelmiste treenerite käel ju ka, et suurteks mängudeks nagu tegelikult ennast kokku võtta, see ei ole tingimata Manchester Unitedi jaoks probleem. Probleem on siis, kui on vaja võita neid, keda nii-öelda peaks võita. Stabiilsus ja tagumised. Stabiilsus ja kõik see, et vaatame rahulikult natuke edasi. Küll, aga huvitavam selle nurga alt, et nii kehma Manchester Cityt ei ole mina päris ammu näinud. No neil on vigastusega ka päris omajagu probleeme, aga mingisugune nagu siuke mojo on kadunud seal viimase paari hooaega. Oli ka nagu see jälle punase kaardi teema õhus, eks ole, aga Pep Guardiola ise ütles juba kohe, et jätame need jutud, et pole absoluutselt oluline, et me ise mängisime allapool igasugust arvestust ja nii see ka oli tegelikult, et kas nüüd tõesti jõuab nagu järgi see, kuigi City's on ju selline mängijate karussell kogu aeg, et paljud uued mehed ei ole seal Premier League'i võitu kogenud, et see ei tohiks nagu mõjutada. Aga et kas tõesti nagu ei jaksa enam, aga City jaoks ikkagi 3 viiki pluss kaotus on ju kriis juba nagu täiesti siuke. Okei, siuke Ansipi kriis natukene, et selles võib elada, aga ikkagi. Tiitlimängust nad väljas ei ole veel. Tiitlimängust väljas ei ole, aga ütleme pingutavad kõvasti ja peavad nagu tänama, ütleme siis kõigepealt Nottingham Forestit selle eest, et nad ei ole väljas, sest et Arsenal võiks 9 punktiga ees olla juba. See oleks ikka juba suur vahe. Aga ütleme, see on nüüd küll see hooaeg, kus nagu Arsenal, kui te sellega maha mängite, siis ei tulegi mitte kunagi Inglismaa meistriks. Jah, Kärriku puhul ju hakati kohe rääkima sellest, et kas nüüd pannakse leping lauale, et püsivaks ta on ju praegu hooaja lõpuni, ma saan aru, et aga see ühe mängu pealt kalma on ju, natukene võtame rahulikult, aga et see nüüd ei täpselt nagu üks treeningmäng siin meil ei muuda midagi, nii tegelikult see üks mäng ei muuda seal ka midagi. Aga iseenesest hästi intrigeeriv mäng järgmises voorus. Manchester United ja Arsenal. Järgmine kõva test, sealt ka 3 punkti ja siis võib-olla juba pannakse pastaks lülitatakse sisse. Läks näis. Ja teine suur mäng, mis eile õhtul toimus, oli ikkagi jalgpallikino, ütleme. Ma mõtlesin, et kuidas põhiküsimus, et mis... Räägime Aafrika rahvuste karika finaal. Aafrika rahvuste karika finaal, jah, Senegal ja Marokko. Et kes vaatas, sai naerda kõvasti. Mina just vingusin siin millalgi, et igav selles mõttes turniir on olnud, et ei ole nagu päris Aafrikat. Punki ei ole ja sellist nagu jaburust ei ole, mis ikkagi selle Afganiga tihti peale kaasneb. Tuli vaadata, et see on kõik tegemata, tehti täie raha eest. Ma just mõtlesin selle pealt, vaene Trump, kes peab nüüd kuidagi, kelle eesmärk on ju olla ikkagi nagu kõiges. Mismoodi ta selle nagu suvel üle lööb MM-il, sest peab veel suurema kino tegema, siukse show ja pulli, et ma ei tea, jookseb ise finaalis väljakule lööb ära või mis see lahendus oleks tema jaoks. Ehk siis 90 pluss 24 oli vist see minut ametlikult, kui Brahim Diaz läks penaltit lööma. Lihtsalt korra nagu suumime välja, mis hetk see on. Brahim Diaz, Marokko on ülikaua seda tiitlit tahtnud, eks ju. Nad on kodus olnud 15 aastat kaotus ette ametlikes mängides. Üleüldse nüüd kodune turniir, eks ju, 26 mängu vist kaotuseta, eks ju. Ja sul on võimalus siis nagu 90 pluss 24 väga palju hiljem ei saa enam. Seal ju vennad läksid ju riietusruumidesse minema. Aga sa lähed selle koha peal nagu sihukest. Mane läks ju seal 15 minutit. Mane ju läks riietusruumi meestel järgi, et kuulge, et lähme mängime lõpuni. Seal oligi ühesõnaga justkui jäi mingi siuke mulje, et kohtunikud jubedalt tahtsid nagu asja Marokko kasuks ära teha. Marokko sai penalti, see oli vist 90 pluss 9 või? 8, midagi siukest naerati. Ühesõnaga Senegali tüübid protestiks jalutasid minema. Et enne seda võeti Senegalilt ära värav, mis oli tegelikult selles mõttes täielik kohtuniku pläkk, et ärme nagu vaidleme otsuse üle, et kas ründaja tõukas kaitsjat või mitte, aga ta vilistas ära ülikiiresti, mis tähendas seda, et Varr ei saanud seda asja enam üle vaadata. Ta vilistas ära enne, kui pall värava eest, latist tagasi põrganud pall värava eest sisse löödi. Aga ühesõnaga Senegali tüübid jalutasid minema, keset mängu, eks ju, protestiks. Mingi vend pani seal, tegi mingi Snapchati storysid, kujutad ette, seda, et suur turniiri finaali mängu ajal, olles ise tegelikult mängus, paned mingi Snapchati asju üles sealt riietusruumist, eks ju.
no juba see nagu täiesti nagu siuke no seal mingi vend jõudis juba duši ära käia tõenäoliselt. Mingi 10-15 minti oli aega, miks mitte, on ju. Ja siis tuldi tagasi, Brahim Diaz sai siis nagu lõpuks lüüa seda penaltit ja pani siukse kõige koledama, kusisema Panenka lihtsalt sülle. See oli Panenka lihtsalt. Ei no see on Panenka mõnitamine ka natukene, see ei olnud normaalne Panenka ka ju nagu, mis asi see oli? aga no jällegi, kui Mendi oleks ära hüpanud, võt see oleks hetk olnud, on ju. No jah, aga no kas sa lähed nagu selle koha peal siukest asja tegema või? On varem tehtud, eksitakse tulevikus, ei eksita tulevikus. Senegalilt täiesti 200 IQ liigutus lasta Brahim Diazil 15 minti praadida. Mulle meeldis muidugi see ka, et kogu selle klaunaadi tulemusena siis kollase kaardi sai see vend, kes penalti vea tegi ja siis Ismaila Sarr ka, sest natuke liiga palju rääkis. See, et nagu mingi treener ütleb meestele, et lähme kõik minema ja kõik need asjad, suva see, nagu kaarte ei hakka andma selle eest. Vabandust, Mendi sai ka kaardi tõesti väravavaht. Distsiplinaar mingit komisjoni istungil olla täna. Kui juures väravavaht sai kaardi, siis ta käis seal veel mingit penaltipunkti vist sonkimas, mingit kiusamas seal lööjat Diast veel, eks ole, kõik jutud tegi ära nagu. See oli mingisugune täiesti ajuvaba mingi kõrvallugu oli veel sellest ju, kuidas mingi rätiku teema, väravahtel rätiku teema pandi seda tähele ei panda. Ja just seda jõudnud. Seal oli ühesõnaga Senegali varu väravat oli vist, ma ei tea, kas terve mängu või mingi aja oli värava taga, sellepärast, et Maroko pallipoisid röövisid pidevalt seda Mendi rätikut ära, millega ta kuivatas ennast, on ju. Seda ma vist nägin mingi madin käis seal nagu täitsa. Ja lõpuks oli mingi hetk oli tõesti niimoodi, et kas need pallipoisid, kes tirisid jalgu pidi ära, mingid Senegali staffi liiget, kes seal väljaku peal seda rädikut, pallipoisid tirivad jalgu pidi vastaseid ära nagu väljaku pealt. Kusjuures kogu see aeg, kui käis seal pinkide juures see õudne laat, eks ole, et mängime edasi, ei mängi edasi, kõik see, siis Mane jõudis vahepeal käia seal mingite legendide Claude Leroy käest küsimas, et kuule, mis sa arvad, nagu mida tegema peaks. ja tegelikult nagu ütleme, BBC-st vaatasin, et kirjutasid ka väga õigesti, et Mane oli nagu ainus vend, kes sealt sellest bardakist nagu viisaka näoga välja kõndis, et tema nagu vähemalt oli spordimehelik. Aga ja seda videot nägi. Ma ei saanud algul aru ka, et mis nagu, aga kogu see aeg, kui seal keskel see laat käis pinkide juures, siis samal ajal nagu igaks üks tribüünidel ka kakeldi. Sest seal olid mingisugused Senegali fännid, kes läksid vist marokolastega lööma ja siis ühesõnaga 7 eri kohas käis mingi tegevus. Aga nagu hea Hollywoodi film, et ükskõik kui vaatad, ikka mingi möll käib kogu aeg. Maroko ühesõnaga tegelikult nagu summa summarum üritas vahendeid valimata seda mängu ja seda turniiri võita tegelikult ja lõpuks nad ei suutnud seda teha. Võib-olla karma hammustas tagumikust, aga nagu selles suhtes, et paljudel ilmselt neutraalsetel vaatajatel oli lõpuks hea meel, et Senegal suutis sellest nagu samast eksperimendist välja tulla. Ma vaatasin igasugused vandenõuteooriad umbes see, et lepitigi kokku, et Dias siis nagu eksibki penaltil ja kõik see on juba jabur, et mees, kes nagu nõudis meeleheitlikult, et anna penalti. Seda oleks nagu kuidagi teistmoodi lahendatud ka, et mitte, või see ilmselt nagu avalikult kuidagi välja näidatud ka või vihjatud kas või, on ju. Siis sa oled mööda. Või nagu demonstratiivselt mööda. Demonstratiivselt mööda või üle või ma ei tea, veeretad palli kuskile Mendile sülle, mis iganes, eks ole, mitte ta oleks nii-öelda seda tõenäoliselt, kõige tõenäolisem on see, et ta oleks neid tema arvates nagu Senegali neid ülbikuid paika panema nagu muidugi. Ja ei tulnud välja see. Aga Dias lõpuks üks turniiri parim väravakütt ja see muidugi, kuidas seda vastu võtma läks, seda karikat nuttes, on ju. Et pisartas, et see ka ei viidanud otselt sellele, et ta oleks seda meelega mööda läinud. Seal pigem on oht nüüd selles, et Brahim Diaz saab maailma jalgpallis võib-olla hetkel kõige suurem nagu patuainus, umbes nagu Beckham 98 Inglismaa. Kas me oleme kindlad praegu siin esmaspäeva hommikul, et ta ikka on nagu elu ja tervise juures Marokost tulema saanud või? Sest et see ei ole nagu naljaasi, et kui sa siukse asja ära käkerdad seal. Teda vilistati välja reaalselt lõpus, et siis ta läheb nüüd Reali tagasi, kus saab ka seal on ka lihtne, seal ka vilistatakse samamoodi. Päris jõhker ikkagi, kuidas asjad võivad käia, täiesti nagu pöörane jalgpalli etendus lihtsalt jalgpallikino, ma ei tea, kaua see lõpuks see mäng nagu kestis ajaliselt? Minu meelest nad lõpetasid ära, siis kui enam-vähem selle normaala ja siis kui nagu nii-öelda lisaaja minutid said ka täis. Mingi hetk ma vaatasingi, ma nagu mängu ennast ei vaadanud, ma jälgisin vahepeal seisu ja vaatasin, et okei, et lisaaeg käib ja siis mingi hetk, see ei olegi lisaaeg veel, normaalaeg veel on ju. Põhimõtteliselt ma nagu mäletaks, et 9 algas Eesti aja järgi ja minu meelest natuke enne keskööt nagu saadi ühele poole selle asjaga. Need vennad mängivad kõik enamus ikkagi Euroopas mängivad, et ja siis seal kokku saavad ühes kohas, siis läheb täitsa lolliks ära. Aga see on kusjuures alati olnud nagu see veider asi, et ka MM-idel ja igal pool, et kui sa nagu vaatad, et mehed tulevad Euroopa klubidest,
tipptasemel klubidest, tippliigadest. Ja siis pannakse koondisesse kokku ja siis seal on alati mingil mõjus mingi kaos nagu, et ei tea. Treener on ka Euroopas teinekord, ikka ei saada nagu. Aga Senegal, ma ütleks, et vist pigem nagu teenitult võitis selle turniiri. Ei, no lõpuks ma ütlen see, kuidas nagu marokolased iga võimaliku võttega üritasid seal nagu asja enda kasuks pöörata, lõpuks ei tunnud nagu enam liiga sümpaatne, et palju õnne siis Senegalile. Meil on küsimusi ka jälle, nagu alati, mitte nagu alati, nagu juba teist korda siin, oma jagu. Ja millegipärast siis väga paljud neist puudutavad Levadiat seekord. Markus, sinu endist koduklubi. Jaarekul... Instagramist tulid küsimused? Ja, Instagramist tulid küsimused. On meil tulnud ka meili peale küsimused ja tulevad ka mujale, nii et tõesti kõik kanalid on lahti, kommentaariumid, meilid, Instagrami siis kommentaarid pluss siis stories, värgid, särgid, et Jaarek, 2 küsimust on Jaarekilt. Esimene küsimus. Vaadates Levadia storyt hakkas silma, et Tanel Tammik, ma ütlesin Trammik. Mängis kunstmuruputsadega. Treenis kõva muruputsadega. Kunstmuruputsadega. Ma vaatasin ka kusjuures, mul jäi kaasa silma ja ma veel zoomisin sisse, et kas ma tõesti näen õigesti, et ma... Ehk siis räägime nüüd millistest kunstmuruputsasid on ka erinevaid. Kui mina noor olin, siis mina mängisin tead, kus on mingi... Hästi palju väikseid. Ja minust olid teil siuksed, mitte need... Ma pärast talda ei näinud, aga mulle tundus, et need on need õiged kunstmuruputsad, need vanad kunstmuruputsad. Vana stiilist, sest praegusel ajal ju kunstmuruputsad on ka ikkagi sellised väiksema korgiga lihtsalt. Plastkorkidega. Hästi väikeste korkidega. Mitte 100 korki, vaid võib-olla 10... Aga ma nüüd jäin võlgu, kas mulle tundus, et Tammikul olid, ma veel ka ise, mulle jäi käse silma ja ma zoomisin sisse, et lihtsalt madalama korgiga, igal mängija nagu valib enda jalale mugavama selle, et ütleme... Aga ütleme, Viimsis on ju väga uus kunstmuru. Seal võib olla ka mingi tervislikke põhjused, et mingi asi häirib sul korkidega putsa puhul kunstmuru peal hallis, mis iganes. Et loomulikult need on jalale tegelikult nagu nii-öelda valu mõttes, valu tegemise mõttes, ma ei tea, on need kunstmuru omad paremad või põrutamise mõistes. Et teevad vähem valu siis? Jah, teevad vähem valu, aga need kunstmuruputsad ei ole nagu mõeldud jalgpalli mängimiseks, nendega võib lund lükata või midagi siukest, aga jalgpalli nendega tegelikult mängida nagu päris tänapäevasel õigesti ei saa. No vanasti, kui olid, ütleme 15 aastat tagasi, kui mina jalgpalli mängisin, siis mõned kunstmurud olidki siuksed nagu suht vaibad on ju, nagu, et seal peal nagu korkidega põhimõtteliselt ei saadki, siis oli liiga libe lihtsalt. Et siis oligi selliseid kunstmurusid vaja. Premier League'is mängiti ka seal Kalevi kunstmurustaadionil vaja palju. Ja siis oleme kasutanud sükst varianti, et tavalised putsad, tavaline jalgpalli muruputsa ja meil siin Mihkelil ja Riksil oli garaažis käi. Seal tõmbasime korgid madalamaks lihtsalt. Metallkorgid nagu või plastkorgid, jah. Tavaliselt need 13-sed. Käia peal madalaks ja täitsa tavaline putsa lihtsalt kunstmuru jaoks natukene madalama korgiga. Sest kunstmuru peal sul ei ole nii suuri korke vaja, et ta ei lähe nii palju sul sisse sinna. Ei ole midagi hoida. Mis on Gregor Lähtmetsa šansid see aasta minutit teenida? Paremad kui eelmisel aastal. Vaieldamatud. Eelmine aasta neid minutit tuli lõpuks seal... Palju ta katki oli sellest hooajast. Lõpuks ta sai peale Premier League'is. Ja ma mõtlengi, palju ta katki oli, et terve tuleb püsida. Sellest rääksime tegelikult, eks ole, et koosseis, ütleme, õhem kõvasti nagu ja nendest kõikidest U17 vendadest on ta ju selgelt ees, et ma ütleks, et arvestatavad. Skvortsoffi tahaks ka ikkagi näha. Ja küsimus ongi Jaagupilt, et kell tootate uuel hooajal enim läbimuret ja miks on see Maximilian Skvortsov? Oligi siuke küsimus. Hea küsimus. Ma ei tea sellepärast, et mulle näitist nii vähe, kui ma teda näinud olen esindusmeeskonnast mängimas, siis ta mulle jättis siukse väga-väga huvitava mulje. Kuigi eelmine aasta tal vist tõmmati need täitsa kokku need minutid. Kas ta sai üle-eelmine aasta juba peale? Üle-eelmine aasta ma sai rohkem isegi peale. Et see aasta ta kuidagi ei lastud põllule. Aga ta mulle jättis nagu siukse kuidagi natuke teistsuguse mulje ja huvitava mulje, et mina tahaks teda küll näha. Ja ma arvan küll, et Vjatslav Zahovaiko talle rohkem minuteid annab. Ma just mõtlesin ka, et see, kui nagu päriselt nüüd Levadia tõmbab seda asja natuke nooremaks ja natuke, ütleme siis, säästlikumaks. Ilmselgelt tõmbab, et kui siin enne ka rääkisime, miks see seis selline on, siis siin on täiesti selge, et kui siin Hispaania laagrisse kuskil ei sõideta, eelarvet on koomale tõmmatud. Miks see nii on? Ta on sellises vanus ka, ta sai nüüd 18, eks ju, detsembris. Sellises vanuses peabki nüüd hakkama ju kaela kandma ikkagi vaikselt. Mängima on vaja hakata, jah.
Jah, ma arvan, et tal on päris head võimalused saada seal, noh, jällegi oleneb, mis seal lõpuks nende välismaalastega teeb, mis positsioonidel tuuakse, palju neid tuuakse, eks ju, aga ja võib arvata või võib eeldada, et Zahovaiko nagu Eesti passiga noortele annab rohkem võimalusi ja annab heas mõttes kergemalt võimalusi, kui Kurvo Torres seda tegi. Kui välismaalastest treener seda teeb, aga sa pead nagu õigustama ka seda Zahovaiko valikut, et 2-3-4 mängu ta sulle nagu krediiti annab, aga siis on vaja midagi juba näitama hakata, et veel minuteid teenida. Aga eelmisel hooajal 244 minutit Premium liigas, eks siis peaaegu 2 korda vähem kui 2024. Kui ta oli 16-aastane. Jah. Mänge isegi nagu enam-vähem sama palju, aga minuteid lihtsalt väga vähe. Aga värava lõi, nagu ütleme, ma nagu mäletaks küll, et kui ta peale sai, siis ta ikkagi nagu pigem suutis seal mängu lõppudes silma ka jääda, et nagu potentsiaali on seal kõvasti. Ta on ju Patrick Kristalli valnud tegelikult, et see sama aastakäigu tüüp. Nii, Markus, sinule personaalselt suunatud küsimus. Mis oli Jürgensonil karjääri ajal lemmiksöök pärast jalgpallivängu? Pärast või? Ehk siis tänapäeval ma pidevalt on näha, et viiakse suur hunnik pitsasid riietusruumi, eks ju, et ma teaks toona ka niimoodi oli nendel vanadel aegadel, kui sina mängis. Ei, meil ei toodud Levadias me võtsime, meil olid Levadias, meil oli pitsad, aga see oli juba hiljem, varasemalt meil ei olnud midagi, siis sõid ise. Aga minu lemmiksöök oli ka, miskipärast oli ka pitsa. Et päris tihti läksime, ma ei tea, Flora aegal Frolofiga läksime, tol ajal muud ei olnud kui Peetri pitsa. Praegu ei aga Peetrisse ei lähe, aga potentsiaalse sponsorit ei Peetri pitsa on. Jalgpalli sponsoreerinud ettevõtte ära valin sõnu. Korra mõtlesin, kui sa pitsast rääksid, pärast mängu mõtlesin, et siin see opera oleks seal saanud fännidega läbi seda mängu kokku võtta. Siin oli küll pitsasid siin samas saadini kõrval. Enam ei ole muidugi. Aga see pärast mängu söömisega, Flora ajal oli hea, me alati kohe ei tahagi süüa. See ka nüüd, see on mõnus, et klubid või hoolitsevad selle eest, et mängijatel on pitsad riietusruumis pärast mängu. Aga kui sa oled mänginud 90 mintsa, siis sa võtad selle pitsa kaasa, siis sa lähed bussi, ütleme, kui võõrsil mäng on, siis sõidad tagasi, siis poole tee peale alla, sa hakkad võtma, pitsa on jahtunud ja nii edasi, aga siis Flora ajal ka, siis ikkagi käid pesus ära, alutasid kuskile, lepid kokku, et lähme istume kuskile või võtame kaasa, et võtsid ka midagi sükest kiiret tampsu. Mõned inimesed just ütlevad, et pärast nagu trenni või mingit füüsilist pingutust tuleb nagu süüa. Minul pole kunagi kõht tühi pärast nagu mingit, isegi pikka trenni, kuidagi see mingi täiesti teistsugune kohe jah, ei ole. Kohe muidugi ei taha, aga isegi mingi pool tundi või tund aega. Tund 2, siis ikkagi siis hakka lammutama. Siis on vaja, aga siis ongi vaja süüa. Sa pead ju kuskilt energia tagasi saama. Ja viimane küsimus, miks Udu Nälbion ära lõppes? Küsimus teatud kodanikele, kes ei tööta enam Soccernetis. Miks te ära läksid? Natuke see. Ei ole, äkki polnud kuulajad? Ei, kuulajad isegi oli, aga kindlasti mitte nii palju, kui näiteks Pikete saata. Sellepärast, et inimesi huvitab Eesti asi. Natukene nagu, aus vastus on nagu see, et vedru käis maha nagu natukene. Natukene võib-olla see asi jäi võib-olla liiga üksikute inimeste vedada ja lõpuks sul nagu ideed saavad ka otsa, et see alguses ju, ma saan aru, mind küll siis Soccernetis ei olnud, aga nii palju kui on kuulnud, olen see eesmärk oli ju sinna võimalikult palju ikkagi erinevaid inimesi ka tuua, rääkida nagu mitte siis niimoodi, nagu me siin Piketes räägime, kui Premier League on, et räägime, ma ei tea, kõik mängud läbi, vaid nagu lihtsalt mingid teistsuguseid lugusid ja selliseks ta nagu natukene läks ikkagi lõpuks paratamatult, et lappame need mängud läbi. Külalisi ei ole, näiteks me oleks rääkinud jälle Manchesteri derbist, eks ole, 20 minutit, siis veel millestki 20 minutit. Jah, just, ja siis nagu olekski olnud kõik, et ei, selles mõttes nagu koht, kus tuhka pähe raputada endale natukene, et seda oleks saanud kindlasti teha, aga jah, kuidagi nii ta nagu jäi, et toimetuse seest ka, vaata vahel mingil hetkel muutub nagu see, et kes on nagu Inglise jalgpalliga, inimesed jälgivad ju erinevaid liigasid, eks ole, kes on Inglise jalgpalliga nagu süvitsi kursis, eks ole, siis neid võib-olla sel hetkel nagu nii palju ei olnud just, et nii ta läks.
No lisaks sellele, et inimene tahab kuulata seda oma asja, Eesti asja tegelikult. Sul on selles suhtes kaigus, et see Eesti asjad ikkagi üha rohkem nagu, ma ütlen, mina tulin Sokkerneti aastal 2010, siis ikkagi välismaa uudised olid palju suurema osakaaluga, kui need praegu on näiteks. Et okei, toona oli see ju täielikult ikkagi amatöörportaal mingisuguste koolipoiste vedada põhimõtteliselt on ju. Ja siis me ei olnud ka nii kaugeltki, nii põhjalikud Eesti kajastusel, eks ju. Võib-olla kui ma oleks seda teinud toona, ma ei tea, põhjalikumalt paremini osamalt nagu oleks rohkem kogemust olnud, siis võib-olla oleks see asi ka teistmoodi olnud, aga siis oligi see raskuskese tegelikult terves Sokkernetsis oli rohkem sinna välismaa poole. Ja see on hästi loogiline praegu on see, et sa võtad telefoni kätte, sa saad teada kõik, mida sa välismaa jalgpalli kohta teada tahad kohe nagu. Kes nagu süvitsi tahab, see ilmselt ei oota kuni Sokkernet kirjutab, vaid vaatab originaalallikaid. Ja ma mõtlen isegi teistpidi nagu see, et ja tulemused saad sa ka kohe sealt, eks ole, et sa ei oota neid nagu ka, et loomulikult me seda teeme, aga jah, see rõhk on nagu läinud selle peale, et välismaa jalgpallist, ütleme, kirjutavad, räägivad kõik, väga paljud, eks ole, nii Eestis kui mujal, aga et Eesti jalgpall on üks asi, kus me saame nagu rohkem eksklusiivi. Just täpselt süvitsi minna, eks ole, ja teha seda, mida isegi ütleme, teised Eesti meediaväljaanded ei tee, et sealt see rõhuasetus on ka nagu muutunud natukene, et kui praegu vaadata, eks ole, kui me oleme siin, ma ütleks, nagu selle elupallidega edukalt Tõin Lutsu vedamisel käima jooksnud, eks ole, täiesti häbitu portaali enese reklaam läks praegu käima, aga et samamoodi see üks ühele saade, mida me üritame ka nagu käima saada ja jällegi reklaam sel nädalal on tulemas. 2 episoodi lausa. Peaks olema 2 episoodi, kui meil õnnestub. Nii et, üks on juba salves, teine veel ei ole, nii et ma ei taha ära sõnada igaks üks putu, aga et see on nagu asi, kus saab nagu rohkem, ütleme, süvitsi minna just teemades, mis on meie enda omad päris nagu, et kuidagi endal ka natukene põnevam versus see, et paratamatult sa ju natuke refereerid seda, mis on juba mujal tehtud ja räägid. No ilmselt seda udust albumit oleks lihtsam ka siis, oleks ma ei tea, konkreetselt sul lihtsam teha ka siis, kui sa mõtleksid niimoodi, et mind see Eesti jalka ei huvita, et ma jätan üldse selle kõrvale, et ma süvenen ainult sellele. Et seal ei piisa ainult sellest, et sa seda Premier League'i vaatad. Kunagi Sokkernetist rääkides, siis meil oligi ju tegelikult eraldi välismaa inimene, Tanel Tursk, kes ei teinudki Eesti asju. Ta oligi ainult välismaa peal. Ei teinud või see peab olema nagu, et sul toimub siin mäng, aga see mind ei huvita. Ei, tal oligi, ta Eesti jalgpalli ei huvita. Koondise mänge vist heal juhul vaatas, aga nagu ta oligi täielikult välismaa. No jah, et sa oledki teises inforuumis, sa oled nagu, siis on seda võib-olla lihtsam teha. Oligi täpselt see ka minul, et ma nädalavahetuse lihtsalt ei jõua jälgida seda, sest et ma olen kas nagu tõesti töötõttu nagu, või ma tahan vaadata, eks ole, mingit Eesti mängu, mida nädalavahetus on täis. Et see tekkiski nagu see küsimus, kas mul on mõtet sinna, eks ole, energiat panna, et Aga kui mine tea, ära iial ütle iial, et võib-olla kunagi toome tagasi mingil kujul. Kui tekib mingisugune teistsugune energia, uued tegijad võib-olla või head mõtted, kuidas seda nagu võib-olla lahendada, siis miks mitte, et mingid käed ees kindlasti ei ole, meil on stuudio ju olemas ja mikrofonid, kaamerad. Aga jah, kui siin Markus ütles, et Eesti asi huvitab rohkem inimesi kui välismaa, siis üks uus rubriik ka meil saates möödunud nädal loetum uudis. Lihtsalt mainime ära, mis siis Sokkernets oli inimestel kõige rohkem huvi pakkunud. Eks kuni pühapäeva õhtuni? Jah. Täna hommikul võtad statistika? Jah, okei. Ja oli siis Karl Jakobeina siis esimene kuuldus sellest, et ta Genoasse võib minna, ehk siis pealkiri oli Hüvasti Verder, küsimärk Karl Jakobeina vastu tunneb huvi Serie A klubi. Hea näide sellest, et oma meeste tegemised lähevad korda. Klikkide arv. Mis asja? Klikkide arv on see? Jah, klikkide arv järgi. Loetavuse järgi, selles mõttes. See ei tähenda seda. Kuidas sa mõõdad loetavust, ütle mulle palun? Ei, ma mõtlen. Seapõia pealt kuskilt. Ei niimoodi saab vaadata, et ütleme, et kui seal on mingisugune kliki pealkiri ja inimesed vaatab, teeb lahti ja pettub, et ei loe läbi, aga kes loevad läbi, sa mõtled mingit sükest meetrikut meil vist ei ole. Kuigi saab vaadata tegelikult tehniliselt, et kui kaua sa päkki paned. Kui kaua on keskmiselt seda lehte lahti hoitud. Oot jah. Me pole erinevalt mõnest teisest suurest portaalist seda lubadust andnud, et siis seda ise murda, et me kliki pealkirja ei tee. Proovime hoida, oli see Delfi lubadus. Püüame, just täpselt. No muidugi see eelmine nädal ju pandi need pildid ju taas ülesse Flora tiitlipeost. Tehti eraldi uudis, et 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pummelungiga. 10 aastat tagasi Flora tähistas pidu või seda tiitlit väikse pum
viisakad pildid olid. Kusjuures sul oli täiesti mälu vedas alt ju. Need pildid pandi üles teisipäeval. Ülejärgmine päev või? Teisipäeva lõuna ajal. Meil oli, jah, no ütleme... Ei olnud niimoodi, et sa hommikul ärkad pohmas peaga üles. Raul, kuulge euronoored, ega see pidu, see teisipäeva hommik oligi järgmine hommik, no mis nalja teed. Mis arvasid, et pühapäeva hommikul või? Tiitlipidu ei käi üks. Laupäeval mängi pühapäeva. Mulje jäeti nagu selliselt, aga... Rahu, see oli ikka... Ma võib-olla väljendasin valesti, et siis kui ärkasin. Ei, saan aru. Sest ei mäleta vahepealt kohta. Mõistame. Ei. Jah, ühesõnaga... Siis kui mehed olid rauast. Peod kestsid 3 päeva. Tsükkel jalgpalluritel, profidel. Niimoodi tuldi Eesti meistriks. Aga nagu sa ise ütlesid, üks saade enam nii ei saa. Ei saa. Vot nii, aitäh kõigile vaatajatele ja kuulajatele, loodame siis järgmine nädal tagasi olla positiivsete uudistega ülemineku rindelt. Mitu sellist rauda on tules praegu Eesti jalgpallis, nii et loodame, et asjad lähevad hästi, uued jutud juba uuel nädalal, kõik head!